Nii, tere õhtust kõigile, loodan, et olete oma parima koiba välja tõmmanud. Ja võib-olla ka hea Kuuba rumm, sest meie saame siin lõbutseda, nemad aga natuke vähem. Tere tulemast Diego Batisteza, hiljem liitub Claudio Locatelli. Probleeme tekib kindlasti, sest Kuubal esineb pidevalt elektrikatkestusi ja ühendus on halb. Teisel päeval tegime proove ja ühendus ei kestnud üle 5-6 minuti. Nii kui ta liikus, oli täielik kaos. Alustaksin sellest, miks on kriis. Kuuba on pidevas kriisis, aga praegu on see ajalooline kriis. Sest No Kuuba, tere õhtust kõigile naistele ja meestele. On rõõm, Mirko, olla täna õhtul siin, et natuke arutleda selle üle, mis toimub Kariibi pärliga, nii kutsutakse Kuubat. Sest praegu seisame silmitsi enneolematu rünnakuga mitmest suunast. Ja eriti isolatsiooniga, mida pole ammu nähtud, mida võib-olla pole olnud pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, see tähendab Kuubat. Praegu on ta üksi Trumpi administratsiooni rünnaku all ning kogeb ka sisemist sotsiaalset ja poliitilist kurnatust, mida pole kunagi varem nähtud. Seega räägime kindlasti kriisist, millel on palju tegureid, mis kõik mängivad rolli. See on Kuuba rahva olukord. Ja ma ütleksin, et seisame silmitsi, kui seda veidi lihtsustada, ühe pildiga, topeltblokaadiga. Ehk siis ühelt poolt on väline blokaad. Jah, enam ei räägita ainult finantsilisest embargost, mida Ameerika Ühendriigid, nagu me teame, on rakendanud juba Kennedy'st saadik. Aga me seisame silmitsi just nimelt energiablokiga, mis takistab kütuse jõudmist saarele. Ja nüüd pärast sõda Ukrainas ja praegu sõda Iraaniga, Ameerika Ühendriigid Iisraeli Iraani vastu. Me mõistame, kui olulised on kütused mitte ainult bensiini jaoks, vaid ka terve rea meie igapäevaelu elementide jaoks. Ja energiarajatiste energeetika infrastruktuuridega, mis on Kuubal juba niigi väsinud ja vananenud just embargo põhjustatud kahjude tõttu. Ja nagu William mainime, pole ka sisemine juhtimine olnud hea, sellest räägime veel. Täna saarele saabuv löök on surmav ja sellest löögist kannatab otseselt, täielikult ja ebainimlikult Kuuba rahvas, peaaegu 11 miljonit inimest. Küsimus 1. Kui palju on Venezuela küsimus sellega seotud? 2. Kui iseseisvad nad on sisemise tootmise mõttes? Nii et Venezuela küsimus on otseselt ja tihedalt seotud. Mirko, sest Chavez, meenutame 5. vabariigi partei 1999, võidab valimised Venezuelas, otsustab kohe Kuubat toetada ja saab põhimõtteliselt Fidel Castro suureks tugisambaks. Regioonis räägitakse 21. sajandi sotsialismist. Just Venezuela hakkab Kuubale naftabarreleid kinkima. Neid samu naftabarreleid, mida Kuuba kasutab. Nii sisemiseks kasutamiseks kui ka diplomaatiliseks tegevuseks. Seega jagada või edasi müüa naftabarreleid teistele riikidele. See oli siis tingimusteta toetus. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991 aastal ja eriseaduse perioodi. Tuletame meelde, et Nõukogude Liit rahuldas 80% Kuuba vajadustest. Üldiselt, kui Chavez võimule tuli, siis ma ei ütle, et ta asendas Nõukogude Liidu tegevuse kuni 1991 aastani. Ta saab olema Kuuba suur tugisammas, millele Kuuba toetub ning Venezuela saab Kuubalt luureinfot ja muud toetust. Kui ma ei eksi, saatsin sulle veel ühe pildi, kus oleme näha. Tere, Claudio! Tere, kutid! On rõõm näha nii Mirko Campochiari kui ka Diego Batistezat. Sa oled Madridis, eks? Kuule, olen küll, jah. Saime ühenduse, mis tundus mulle ime. Võin öelda, et see on ime.
eile oli 2 tundi ühendust, aga töötas vaid 30 sekundit või minut. Jään mina vait ja laseme Claudiol rääkida, sest kasutame juhust, et Claudio siis nii. Annan Claudiole natuke infot. Rääkisime ühendusest Venezuelaga, rääkisime sellest, kui iseseisev on Kuuba, kui palju ta sõltub teiste annetatud kütusest. Mainisime just elektrikatkestuste teemat, kuid me ei laskunud detailidesse, miks praegu on elektrikatkestused eriti probleemsed. See kõik on muidugi seotud Ameerika poliitikaga, isegi rohkem kui kogu varasemal ajal. Kui soovid selgitada, miks sa olid reddit.ch 18 tundi elektrikatkestuses, jätame selle praegu, mul on vedanud. Räägime edasi. Mul on hea meel, et saame keskenduda sellele, mis saarel toimub. Siin on ekspert Diego ja mina koha peal. Nüüd tuleb inimesi teavitada, sest paljud on aastate jooksul puhkusele läinud. Kuuba on olukord palju muutunud, kui paljud ei pruugi täielikult mõista, kuidas asjad arenevad. Esimene punkt on see, kuidas ma ühendun, sest võib-olla inimesed ei tea isegi seda. Ma ühendan mobiilivõrguga. Wi-Fi ei tööta praegu paljudes saare piirkondades. Mobiilivõrk kuulub Texale, Kuuba telefoni ja internetifirmale. Kuni mõne aasta eest, nad segavad natuke. Kuni mõne aasta eest olid olemas väikesed kaardid, mida tuli kraapida. Võtsid numbri välja, siiestasid selle mobiiltelefoni ja ühendasid end internetti. Kus sa ühendasid end interneti väljakutel? See on stseen, mida paljud peavad ette kujutama. Need, kes pole seda näinud ja need, kes on seda näinud, peavad selle tänapäevaga seostama. Paljud inimesed seisavad väljakul ja vaatavad oma mobiiltelefoni, mida me peaaegu naljana kasutame. See oli ainus hetk, kui mõnes riigikohas sai ühendust. Nüüd töötab mobiiltelefon tänaval paremini, sest ühendus on stabiilsem just seal. Aga mis ühendus mul praegu on? 3G, seega mitte 4 ega 5 ühendus. 3G, mis on suunatud VPN-ile Roomas. See tähendab, et ma kasutan oma mobiiltelefoni infotehnoloogia asukoha ümberpaigutamist, et muuta see inimestele lihtsamaks. See, mis tuvastab minu ühenduse. Roomas, jah, Itaalias, loomulikult, fiktiivselt. Kuuba valitsus lubab sellel vabalt areneda, sest seda vajavad nii valitsus kui ka inimesed. See pole teeninud päris nii, see on normaalne ja mõeldud teatud asjade vältimiseks. Aga mille vältimiseks see vajalik on? See saade, poisid, Mirko võõrustab mind, kutsus mind ja mina olen alati rõõmuga valmis. Aga see programm ei ühendu Kuubaga, see, mida ma kasutan teiega ühenduse loomiseks. Nii et ma pidin Itaaliasse ümber paiknema, kasutades tänavalt saadud 3G ühendust, aga ma olen kodus. Jah, kas see andis aimu? Nüüd liigume elektriteemale. Linnalik dominoefekt. Kui räägin, ajab mind naerma, sest maja omanik laeb elektrimootorratast. Jah, sest Kuuba näib muutuvat mootorrataste ja päikesepaneelide hipiparadiisiks. See on nali. Kõik kasutavad olemasolevat elektrit, kuigi on elektrikriis. Miks nad nii teevad? Sest, nagu ma arvan, olete juba öelnud, kriis algab kütusest, tootmisest. Ma räägin väga kiiresti, võib-olla liigun natuke kiiresti, aga ma kardan, et ühendus võib katkeda. Kui kõik töötab, liigun kiiremini. Jätame suurima mõju kõrvale ja keskendume põhipunktidele. Siis räägite teie. Juhul kui põhimõtteliselt kõik oleks juba katkenud, põhimõtteliselt. Ta kuulab meid. Mis see oli eelmine? Paljud on öelnud, et Kuuba on alati selline olnud. Tal on alati olnud probleeme. Jah, igas riigis on nii. See olukord, nagu paljud ütlevad ja nagu ma ise olen näinud ning ma arvan, et ka Diego nõustub sellega. Sellel pole pretsedenti oma tüübi ja struktuuri tõttu. See sarnaneb väga sellele erilisele perioodile, kui Nõukogude Liit kokku varises, ehk siis 90ndate algusele. Aga see ei ole sama. Isegi paljud kommunistliku partei liikmed, see tähendab valitseva kommunistliku partei liikmed, sest Kuubal on ainult üks partei. Nad ütlesid mulle pidevalt, meie pole seda kunagi nii läbi elanud. Meie pole seda kunagi nii läbi elanud. Vähemalt tol ajal oli veel midagi muud. Nüüd enam ei ole. Alustame siis praktiliselt. Mida tähendab linnadoomina? Kuuba elektrijaamad ehitati 70ndate ja 80ndate vahel. Nende jaamade varuosad tootjatehastest asuvad riigis, mida enam pole, Nõukogude Liidus.
Need samad tootjatehased, kes komponendid valmistasid, on Elmsburtoni seaduse all. Kui ma õigesti mäletan, on see 96 aasta seadus, Ameerika seadus. Mida see täpselt teeb? Ma teen selle lihtsaks neile, kes meid kodus kuulavad. Hiljem saate soovi korral sügavamalt uurida. Kui te sellest seadusest mööda lähete, mis juhtub? See ütleb, kui sina, Mirko, annad Diegole võileiva, siis mina enam sinu saatesse ei tule. Täpselt nii see ütlebki. Kui rahvusvaheline organisatsioon või NTÜ teeb koostööd Kuubaga, lõpetavad Ameerika Ühendriigid selle rahastamise. Teiseks ütleb ta ka, et igaüks, kes teeb Kuubaga koostööd, eriti kaubanduslikul tasandil, saab sanktsioonide osaliseks vastavalt tegelikule kasutusmahule. Kui ostan, teen või kannan Kuubale üle 10 euro tekib mul Ameerika Ühendriigid 10 euro kahju. See on tegelikult vana seadus, mida on hiljem ümber tehtud, muudetud, täiendatud ja kohandatud. See lähenemine on endiselt alles ja seda kritiseeritakse palju nii Kuubal kui ka mujal, sealhulgas Euroopa Liidus. Sest see on kaudne seadus, see ei mõjuta Kuubat otseselt, nagu paljud teised sanktsioonid. See ütleb, kui sina seda teed, siis mina kahjustan sind. Aga mis pistmist on selle seadusel elektriga? 70. 80. aastate elektrijaamad puuduvad komponendid. Need, kes võiksid neid anda või on neid tootnud, ei anna neid, kartes kaotada Ameerika turgu ja saada sanktsioone. Elektrijaamad on vanad ja lähevad niisama katki. Millega need töötavad? Naftaga. Toornafta tuleb samuti ümber töödelda. Paljud neist töötavad tegelikult diislikütusel, mis tuleb samuti ümber töödelda. Nii et Kuuba... Kuulake, ütlen teile midagi tähtsat. Võib-olla Diego ütles juba, aga mainin siiski uuesti. Tegelikult surab saar põhja-ida osas, pööndis, mis ulatub Havannast ida poole, naftat ammutada. See katab 30-40% saare vajadustest. Aga mitte transpordi jaoks. Transportimiseks tuleb see muidugi rafineerida ja muuta kütuseks. See langeb praegu 10-20% peale, samal ajal kui ma teiega räägin. See tähendab, et ainult 10-20% suudetakse kasutada masinate käivitamiseks. Ülejäänud 80% neil puudub. Said selle Venezuelast, Venemaalt, Alseeriast. Raske olukord. Rafineeritud, seega oli Veneetsia muidugi peamine rafineerimiskeskus, transport, aga tegelikult keskus, räägime sellest. Nii, kui see katkeb, kas teil on kohe midagi, mida laiendada? Teeme ülevaate. Vanad jaamad, rafineeritud, transport. On tõsi, et rafineeritud. Aga on tõsi, et nii rafineeritud kui ka rafineeritud transport, rafineeritud, aga see on rafineeritud, seega toornafta, rafineeritud, jaamad töötavad rafineerimisega. Osaliselt Kuubal on seda, suuremas osas aga ei ole. Pärast jaanuari Maduro arestimise impordiblokaadi, mis muide üks laev läks Iisraeli Venezuelast, ei jõua need enam Kuubale. Mexico proovis midagi saata, kuid sai kohe tagasilöögi. Mitte niivõrd Elmsburtoni seaduse tõttu, vaid selle käitumisviisi tagajärjel. Seega tegelikult Ameerika Ühendriikide poolt ähvardatud. Praegu seletused inimestele lihtsalt, ärge pahandage. Tulemuseks on, et sa ei saa elektrijaama parandada. Sul pole piisavalt rafineeritud naftat selle käigus hoidmiseks ega toodete transportimiseks eri kohtadest. Tulemusena väheneb elektri tootmine ja see ei suuda loomulikult katta Kuuba vajadusi. Kui vool katkeb, siis katkeb tõesti. Olen seda sõjas näinud, aga mitte nii suures ulatuses, isegi Ukrainas vähem. Olgu veegile selge, Kuuba ei ole sõjas sõjaliselt, vaid diplomaatilises ja poliitilises sõjas. Viimase nädala jooksul oli siin juba teine elektrikatkestus. 16. märtsil kestis katkestus üle 24 tunni, nüüd oli 18-tunnine katkestus. Mis juhtub? Külmkapid, toit riknev, loomulikult kõik, mida tuleb laadida, ei tööta. Pole kütust, ei saa veoautosid kasutada, kasutame elektrimootorrattaid. Aga pole kütust ka elektriettevõtete tööks, ei saa kasutada elektrimootorratast. Ühendame kõik vanad elektriettevõtted uuesti võrku. Venezuela kütust, mis varem peaaegu tasuta tuli, enam pole. Seda ei saa enam osta. Sest millega ja kuidas sa seda ostad? Käivitasin emissioonide toetamise platvormi kõigis riikides, ka sõjaolukorras. Kulutasin kõik annetused ära, loodan, et aktiveerin need uuesti, sest kontrollid, et olen itaallane. Minu lingil on kirjas Kuuba. Rahakogumine toetab minu missiooni siin ja on solidaarsusallatus, millest räägin hiljem. Nii et kui sul on elektrijaamad ilma varuosadeta, sul pole naftat, et neid käivitada,
sul pole vahendeid liikumiseks, tahad osta naftat, aga sa ei saa seda teha. Maksesüsteemid, näiteks PayPal, ei tööta kaudse surve, takistuste ja blokeeringute tõttu. Võin näidata kõigi oma küsitluste ekraanitõmmist ja selle avaldada. See tõestab, et kõik on peatatud ning paljud maksesüsteemid ei tööta Kuubal. Ja kes ostab Kuuba peesodes? Mitte keegi. Keegi ei hakka ostma riigi valuutas, Kuuba rahas, Kuuba peesodes, sest ilmselgelt keegi ei taha seda. Nii et sa ei saa isegi bensiini osta. Ja lõpuks puuduvad 2 asja, vesi ja prügi. Ma eile märkasin 35 sõdurit, 3 veoautot ja 2 ekskavaatorit, kes sõitsid Havana tänavatel, et proovida prügi koristada. Tänaval üks härrasmees näljatas. Nad käivad nüüd korra 3 päeva jooksul, kui peaksid 3 korda päevas. Nad käivad nüüd korra 3 päeva jooksul, kuigi peaksid käima 3 korda päevas. Mis juhtub Itaalias eriolukorra ajal? Saadad kohale tsiviilkaitse ja armee. Kuuba kasutab armeed prügi koristamiseks. Umbes 100-120 numbrid võivad veidi erineda, kuid suurusjärk jääb samaks. Havana prügiveoki test, ma räägin nüüd pealinnast. Umbes 100, 120, 110, 120 veokit. Töötab neist ainult 30, mis koguvad prügi. Miks pole kestust? Näitame 2 statistikat. Turism langes 2024 aastal 30%, 2025 aastal veel 10% ja 2026 aastal veel 6%. Ma tean, et seal on poed, mis on tehtud turistidele, kus kuubalased ise ei saa osta, sest hinnad on loomulikult väga kõrged. Aga neil ei ole piisavalt raha, et osta, neil ei ole tegelik ostujõudu. Need poed on ainult turistidele ja seal müüakse asju B-eest. Või ainult hirm ühenduse ees. Nii et. Neid kasutatakse siin poodides raha teenimiseks, kui turism juba väheneb, millega sa siis maksad. Oluline pole mitte raha ise, vaid valuuta tüüp, näiteks dollar või euro, millega saab vajalikke asju osta. Lõpetame vee teemaga. Millega töötab vee survetorustikes? Seega pumbad töötavad elektriga ja mõnikord generaatoritega, mis vajavad mõlemad elektrit ja kütust. Näete seda tuuminoefekti, millest ma alguses rääkisin? Saate kodus aru, millest me räägime, sest see on erinev kõigest sellest, mis varem juhtus. Kuubal on alati olnud palju probleeme, nagu ka teistel riikidel. Mõnikord vähem, mõnikord rohkem. Venezuela lõpetab nafta tarnimise, saabumised on piiratud ja neid pole juba kuid olnud. Sellest hetkest alates jaanuarist olukord aina halveneb. Elektrijaamad on pärit 70-ndatest, 80-ndatest aastatest ja kasutavad nõukogude komponente. Tootjad, kui neid üldse veel on, ei anna neile neid osi. Remondi ajal seisab elektrijaam, sest seda ei saa parandada ega töötada ilma naftata. Tänaval ei tohi elektrimootorratastega sõita. Ka see, mida sa olid üles ehitanud, oli seotud mõne aasta taguse Kuuba reformiga. Paljud äärelinnad ja kodanikud Havannast eemal kasutavad elektripliite. See oli Kuuba valitsuse kunagine tehniliselt geniaalne reform, aga enam mitte. Elektripliidiga. Väikeses Havanna lähedal külas pole enam midagi teha. Need 8 tundi olid 8 tundi Havannas, pealinnas, kaitstud piirkonnas. Sest mina loomulikult selleks, et tegutseda ja töötada ehk midagi teha, läksin kohta, mis on eriline maja. Tavaline maja, aga asub kaitstud võrgustiku sees. Mida tähendab, et see asub haiglate ja ülikoolide lähedal? Sellest hoolimata tähendab 18 tundi seda, et kürades on praegu 2, 3 või 4 päeva elektrikatkestusi. See, mida ma teile ütlesin, on tegelik minimaalne arv, mis riigi tasandil aset leidis. Kaitsevõrgud, kus mina olen, jäävad alles ja lülituvad välja vaid siis, kui kogu riik on elektrita. Vanu elektrijaamu, ei mingit naftat, ei kütust liikumiseks. Prügiautosid pole, mis prügi ära viiksid. Tänavatel on rohkem prügi ja raskused suurenevad. Üks tuletõrjuja ütles mulle hiljuti, et nad ei saa reageerida, sest tänavad on prügi täis ega jõua tulevajusid kustutama. Ja millest tulekahjud algavad? Tahate naerda, kui see poleks nii kurb? Tulekahjude arv on kasvanud. Noored näevad elektrimootorratteid kodus. Süsteem ei pea vastu, akusid tiib põlema. See on hullumeelne doominoefekt. Ja lõpuks veepumbad, mis Havannas on muidugi üsna hästi kaitstud. Väljas neid ei ole. Lisan veel, oli eile pärastlõunal jõhkra kuriteo tunnistaja. Üks noormees võttis välja noa, läks selle järele
ja üritas üht härrasmeest minu lähedal mõnekümne meetri kaugusel noaga rünnata. Kui oleksin varem aru saanud, oleksin juba teel olnud. Ma ei mõistnud olukorda, kuid tahtsin aidata meest, keda näis rünnatavat. Ma nägin, et mees võttis noa välja. Kõik, isegi suured ja tugevad mehed ütlevad selle mulle. Nüüd on see ilmne ning see ongi uuendus, millest kõik peavad aru saama. Kuuba on aastaid olnud väga turvaline, hoolimata väikesest majanduslikust väärtusest. Võisid Havannad öösel mobiiltelefoniga ringi liikuda, midagi ei juhtunud. Mul on aastakümneid siin käinud tunnistajad. Viimase 5-7 aasta jooksul on kuritegevus hüppeliselt kasvanud, kuid mitte Diego kirjeldatud tasemel. Lõuna-Ameerikast ja Kesk-Ameerikast, me ei räägi Guatemalast ja nii edasi. Olla kuulda 30-aastaseid suuri Kuuba mehi ütlemas. Mina pärast kella 11 õhtul välja ei lähe, jätab mulje riigist, mis on olnud tuntud ja ilmselgelt väga turvaline. Küsin teil küsimusi, sest kui midagi vahele jääb, lähete lihtsalt edasi. Porgi. Küsimus, aga sinu jaoks on see nii palju halvemaks läinud? Oota, miks on see viimasel ajal nii palju halvemaks läinud kuritegevus? Sest see on üha rohkem alla käinud mustal turul ja seetõttu juhivad nad musta turgu ka vahetuste osas. Vähestel on ligipääs välistele asjadele, sest valitsuse ja juhtimise seisukohalt tähendab see kokkuvarisemist. Põhilised vajadused. Inimesed peavad sööma, toiduainete normeerimine on olemas. Kuubalased on harjunud ja Claudio näeb seda kindlasti elama väärikalt vähesega. Kuubalased on tuntud nii kokkuhoidlikkuse kui ka väärikuse poolest. Olen ise ka oma kogemuse põhjal Kuubas tunnistajaks olnud, et inimesed said väga vähesega hakkama. Täna näeme pilte inimestest, kes otsivad prügi seest süüa ja toimub karm normeerimine. See kuulus toiduraamat, mida valitsus jagab normeerides teatud toitu, on aastatega muutunud. Kümnete asjade nimekirjast on jäänud 3-4. Neid jagatakse neid juhuslikult ja ebaregulaarselt, mitte enam kindla ajagraafiku järgi nagu varem ja on vaja katta põhivajadused. Mida see tähendab? Näiteks Itaalias teise maailmasõja ajal olnud leivakaart. Seda kutsutakse libretaks. Põhimõtteliselt iga perekond käis, Venezuelas olid need CLAP paketid, siis viidi need Venezuelasest Kuubale, seal kutsuti seda libretaks. Läksid põhimõtteliselt vastavasse hoonesse ja Kuuba valitsussüsteem määras sulle kindla koguse toiduaineid, erinevaid toiduaineid, soola, ube, riisi. Kindlad asjad pidid loomulikult olema piisavad, et katta terve kuu vajadused. Järk-järgult see süsteem muutus, vähenes ja tänapäeval on väga vähe asju, millele selle süsteemi kaudu ligi pääseda. Ja enne, nagu ütles Claudio, lisan 2 asja, mida kindlasti Claudio, aga pigem täienduseks, sest ühe ütlesid sina, Mirko, probleem on väga pädevates inimestes, kes sind alati jälgivad, Mirko. Ta ütles, et alates 2021 õigesti. Seusei ehk konverteeritav Kuuba peso oli Kuubal kasutusel kõigil elanikele. Kui olid välismaalane ja saabusid Kuubale, pidid raha Seusei vastu vahetama. See võimaldas Kuuba valitsusel koguda eurosid, dollareid ja muud tugevat valuutat, mida kasutati rahvusvahelisel turul vajalike kaupade ostuks territooriumi haldamiseks. See kaotati ära. Varem arvestati, et üks Seusei oli umbes 25 Kuuba peesot. Nüüd kasutatakse otse Kuuba peesot. See on julge samm. Oota, ma ei saa aru, sest see on ära võetud. See oli otsus, see oli Kuuba administratsiooni sisemine otsus, mis ei muutud olukorda. Sest põhimõtteliselt on valuutavahetuspunktid, kus sulle antakse Kuuba peesosid, ametlikud, nii et sa ei saa vahetada või ei saanud vahetada tänaval. Valuutat haldab alati valitsus. Kuubale tulles ei saa sa kasutada dollareid ega eurosid. Pead need mulle andma ja mina vahetan need sulle. Ja sul on põhimõtteliselt raha, mida saad kasutada ainult Kuubal. Kas te mäletate, kõik, kes on Kuubal käinud, need kuulisad 3 peesot Che Guevara pildiga, selle mündi. See on kõigil olemas. Loomulikult panin selle kaanele 3. Hetkel, kui turism, massiturism, mis ei tundnud Kuubat üldsegi Claudio Colada Havannas,
siis mina elasin Havana kesklinnas, mitte Varaderos ega Vedados. Seal oli peamiselt Dama de Blanco liikmed, mitte lihtsalt valges riietatud daamid. Igaüks, kes on Kuubal käinud, mitte ainult Varaderos või turismikeskustes, on mõistnud, nagu Claudio ütles, et on kohti, kus osteti Kuuba peesodega ja kohti, kus seusega. On inimesi Havannas, kes elasid Havana keskuses, nad ei saanud minna Vedatosse. Et minna mõnda kohta ja võtta endale taikiri, sest taikiri Vedados maksis 15 seused, tehke arvutus. 25 peesot on üks seuse. Pensionil inseneer sai 2010. aastal $510 pensioni ehk 10 seused. Ega saanud lubada taikirit Vedados. Me räägime nendest summadest just siis, kui turism kaob, nagu sa ütlesid Mirko enne. Just siis, kui turism kaob. Kogu see rahvusvahelise valuuta voog, mida sai kasutada esmatarbekaupade ostmiseks, mille hulgas võis olla näiteks kütus. Aga probleem on selles, et nüüd ei müüda seda neile. Asi pole selles, et nad ei tahaks seda osta. Enam lihtsalt ei saa. Seega on probleem olemas. Internetis ei tasu pilti üles panna, sest need võivad olla kasulikud ka Claudiole ühenduse loomiseks. Venezuela ei andnud ainult kütust 2011. Venezuela paigaldas veealuse kaabli, mis võimaldab internetil fiiberoptilisel ühendusel jõuda Kuubale. Tänaseni kuni 3. jaanuarini kattis 90% saare internetist fiiberoptiline kaabel ja 10% tuli satelliidi kaudu. Mu näha oli seos Venezuelaga tõesti väga tihe. Paljude esmatarbekaupadele kehtis topeltpiirang, kuid fiiberoptilist kaablit ja internetti jagati väga vähe, sest nagu Claudio ütles, polnud see alati kõigile kättesaadav. Jah, sest see oligi suur mootor, mis viimastel aastatel käivitas paljud protestid. Sest mingil hetkel, alates 2012-2013 aastast, said kuubalased aru, kuidas neil tegelikult läheb. Sest selleks, et aru saada, kuidas sul endal läheb, pead sa mõistma, kuidas teistel läheb. Nad hakkasid internetis nägema asju, mida varem ei näinud. Ja nii see oligi. Me mäletame Araabia kevadeid ja massilise interneti mõju. Lõpetan, tahtsin vaid need paar asja lisada. 2.1. Mis on turismi languse põhjus? 2. Mis on põhjus, miks see neetud vahetus ära võeti, kui see oli kasulik hea raha kogumiseks? Ja 3. Kas see kaabel on endiselt aktiivne või lõigati see Ameerika Ühendriikide ja Maduro konflikti ajal läbi? Kui lõigati, miks sellest ei räägitud? Ma arvan, et kaabel on endiselt aktiivne, nagu mainisin. Internet ongi Trumpi administratsioonile vajalik selleks, et õhutada protestide puhanguid, mis on saarel olulised. Seega pole praegu strateegiline interneti katkestada, vaid see hoopis ära võtta. Iraanil omaselt katkestatakse sageli internetiühendus. Ma ei väida, et see on praegu nii, kuid sageli on internetiühendus teadlikult ära võetud, et vältida kogunemisi. Võimalus koguneda ja tänaval üleskutseid teha, sest viimastel aastatel on toimunud mitmeid eri suurusega proteste. See on ennast Diego mõtetena. Need on väga head. Vastan korraks sinu libretade küsimusele, et paremini mõista ja jõuda oluliste elementideni. Tegelikult on see dokument, mis võimaldas sul jagada oma aiatomateid. Tehniliselt kuulub aed Kuubal kuubalastele ja riigi kaudu said sa oma tomatidele ligi. See on lihtsustatud, kuid idee sündis nii Castro ajastul ja nii elati suure osa Kuuba perioodist. Nii et ühelt poolt võimaldas see midagi ja seob sind transpordiga, sest enne tegi ta suurepäraseid võrdlusi palkade kohta. Teate, kui palju see maksab teie? Kodus muidugi. Liikuda näiteks Vedadosse, Kesk-Havannasse või Vanalinna, mis on Havana linna osad. Liikumine võib maksta ka 400-600 Kuuba peesot riiklikus vääringus. Kui kallis on bussisõit 1000 kilomeetrit? 130 peesot, aga kuidas on võimalik, et 4 kilomeetri eest maksan 600, samal ajal kui riikliku bussiga vaid 130. Kogu saar, tegelikult mitte päris kogu saar. See võrdlus aitab mõista, et ideoloogia püüdis hoida transpordi taskukohasena kõigile. See on minu arvates imeline,
kuid paljud kuubalased kordavad, et see on tõeline fakt, mitte vaid arvamus. Aga on ka tõestatud, et kui sa ei suuda kunagi transpordis kasumit teenida, siis ükskõik kui palju seda parandad. Üks kuubalane Ugandas ütles mulle, jah, saame küll transpordiga liikuda, kuid sõidukeid jääb järjest lähemaks ja need on üha rohkem rikkis. Nii et ühest küljest on see väga tore, et kõik saavad transpordiga sõita, aga teisest küljest, kui Havannasse sõit maksab 600 peesot, aga sul 130, siis sõidad 1000 kilomeetrit. On selge, et buss ei teeni kasumit ega kata tegevuskulusid. Bensiin, buss ja bussijuht. Transpordil on see eripära. Ja loomulikult ka see kütuse probleem, millest me enne rääkisime. Poisid, teisel päeval oli ühest tanklast 2 kilomeetri pikkune järjekord. Seisvad autod maksavad $90 liitri eest. $90 liitri eest. 8-9 eurot liitri eest. Tehke arvutus uuesti ja lisage palgad. Sellise suurusega papaia, selline suur papaia võib maksta 500 peesot. Valvuri palk, see tähendab inimese, kes kaitseb. Valvuri palk võib olla 2000 peesot mõnel juhul, 2000-2500 peesot. See tähendab, et saad osta 4 papaiaid või proovida elada. Sinu valik, saad aru? On arusaadav, et madal palk ja kõrged hinnad tekitavad rahulolematust. Kuid see on siiski madal võrreldes võimaliku tasemega. Küsimus. Oota, lisan ainult ühe olulise asja. Ei, hea. Hea. Me ei vaheda, oda. Kuidas on võimalik, et hoolimata diktatuurist tingitud probleemidest pole nad kunagi mõistnud oma olukorda võrreldes sellega, mis oli väljaspool? Ka sellepärast, et on väga palju Kuuba pagulasi, nii et ma kujutan ette, et neid on ja eriti Ameerikas. Rubio, kui ma ei eksi, on 2. või 3. põlvkonna tõeline kuubalane. Ma mõtlen, kas ühe rahva taluvuspiir on tõesti nii kõrge. Ka 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi ei olnud see ikkagi vastuvõetav võib-olla näiteks Venezuelas või teistes riikides. Seda ei saa seletada, kuidas sellise aktsepteerimiseni jõuda, et midagi ei juhtu. Esitan mõned faktid ja lasen Claudial jätkata. Siis minu arvates, et mõista olukorda ka inimeste tajumise seisukohalt protestide osas. Kuubal, kes väidab, et kogu rahvas toetab president Díaz-Canelit, valetab teadlikult. Sama teeb ka see, kes ütleb, et Kuuba ootab Trumpi sissetungi vabastamiseks. Kuuba olukord on erinev, kuid sõltub teatud teguritest. Esiteks armastavad kuubalased Kuubat, samamoodi nagu venezuelalased armastavad Venezuelat. Seega ei ole mõte muuta see kellegi teise mänguväljakuks midagi, mis üldiselt tähelepanu ärataks. Siis on muidugi erinevaid olukordi. Asi on selles, et Kuubal on olnud väga tugev ideoloogiline repressioon. See tähendab, mantraks oli vasturevolutsionääridele ei mingit dialoogi ega sallivust, mida korrati ka Díaz-Caneli ametisse astudes. See on olnud alati alates 1. jaanuarist 1959 mantra. Mis selle tagajärg on? Alates Marieli kriisist, kui teate, et mulle meeldib ajalugu, siis ma ei hakka liiga pikalt rääkima, aga siiski 1980 aastal, kui Fidel Castro pidi kogu maailma ees tunnistama, et Kuubal valitseb rahulolematus ja et paljud kuubalased ei olnud rahul sellega, mida tehti. Ta avas võimaluse neil, kes ei olnud rahul, lahkuda. Ja 125 000 kuubalast lahkuski. Olgu, mitte ükski. Nii et pärast Marielose kriisi, tuletame meelde, on oluline, et sa sellele viitaksid. Siin alates 1960 aastast on kehtestatud embargo rahvusvahelise õiguse vastaselt Kuuba vastu alates 1994 aastast, kui ma ei eksi. Kui ma ei eksi, on ÜRO nõudnud vähemalt 33 korda, kui ma ei eksi, on ÜRO Peaassamblee nõudnud embargo lõpetamist, see tähendab 33 resolutsiooni, viimane aastal 2024
Ametlikult pole seda nõutud alates 1994 aastast ja embargo lõpetamist, sest see on rahvusvahelise õiguse vastane ja mõjutab tsiviilelanikkonda. 1980 aastast tänaseni on olnud palju Kuuba dissidente. Kuuba vanglates on üle 1000 vangi. Me võime neid nimetada poliitvangideks. See sõltub, mis nimetust me tahame kasutada. Mina nimetan neid poliitvangideks. Mitte kõik need 1000, aga enamik neist. Aga on olnud uskumatu väljarändelaine. Kui rääkida Tareeni koridorist ja lõhest, siis seal liikusid jalgsi läbi džungli venezuelalased, kuubalased, haitilased ja ekvadorlased. Et jätkata teekonda, mis viis nad Ameerika Ühendriigid piirile, kui Trumpi esimesel ametiajal tühistati kuulus PMOH-seadus. See tähendab neid, kes Kuubalt püüdsid jõuda Miamisse. Ja niipea, kui nad jõudsid Skiosse, Florida lõunaossa, niipea, kui nad kohale jõudsid, PMOH, sest peaaegu kõik jõudsid kohale. Kui nad ületasid mere 30 minutiga, sai nad kohe pagulase staatuse. Trump kaotas selle õiguse. Selle sai põhimõtteliselt rännata vaid maad mööda. Viimastel aastatel on saar näinud üht oma ajaloo suurimat väljarändelaine. See tähendab, et on väga palju, 1000 inimesi. Sellest on siin vähe räägitud, siin, mitte sinu kanalil, Mirko. Aga üldiselt. Aga rändelaine on varjutatud 8,5 miljoni Venezuela elaniku poolt. Me ei maini neid numbreid, kuid need olid saare jaoks väga tähtsad. 10 000, miljardid. Paljud opositsiooniliikmed on saaret lahkunud ja elavad nüüd Madridis, Miamis või mujal riikides. Nii et asi pole selles, et proteste ei oleks, vaid selles, et inimesed lahkuvad pidevalt. Teised on vanglas, nagu need, kes iseloomustasid paari aasta taguseid proteste, peaaegu kõik nad kuulusid kunstnike rühmadesse. Viimane põhjus, Mirko, miks turism vähenes. Obama administratsioon taastas otsesed suhted Kuubaga. See võimaldas kruiisilaevadel, mis väljusid Ameerika Ühendriigid sadamatest või Ameerika Ühendriigid ettevõtete poolt korraldatud reisidel, Havannasse silduda, tuues kaasa tohutul hulgal raha, turiste ja liikumist. Trumpi võimule tulekuga hakati saart taas survestama. Biden, me ei ütle seda, aga ta pole olukorda parandanud. Teise, Trumpi administratsiooniga vajutas Trump gaasi põhja. Kuigi me teame, et selle plaani peamine eestvedaja on Marco Rubio, sest nagu sa enne ütlesid, Marco Rubio on just see inimene, kes püüab Kuubat lämmatada. Kui 7. märtsil see juhtus, kirjutasin sellest ajalehes Fato Quotidiano kohtumine Miamis erinevate Ladina-Ameerika parempoolsete ja äärmusparempoolsete presidentide vahel, kus räägiti Ladina-Ameerika kilbi loomisest. Üks arutlusel olnud teemadest oli Kuuba, just sellepärast, et eesmärk on ta isoleerida. Praegu välja arvatud Venezuela, Iraan, Venemaa, kuna tal puudub teatud mõjuvõim, siis Hiina hoiab praegu pigem eemale ja on täielikult isoleeritud. Ameerika Ühendriigid pole maininud kohapealset tegutsemist, ilmselt nad ei tee seda, sest see pole neile praegu tähtis. On üks halb lugu. Aga meenutan ka üht teist asja, mis on kuubalaste jaoks raske. Isegi kui Silvio Rodriguezele palus anda talle vintpüssi, tehti see kõik siin ära. Teate, üks tähtsamaid uue Kuuba trova laululoojaid, kes palus vintpüssi, talle anti see neil päevil tseremoonial. Ma ei tea, kas Claudio oli juba saabunud, kui tseremoonia toimus. Jah, asi on selles, et kui Caracases toimus operatsioon ja Maduro võeti kinni, olid tema ihukaitsjad kuubalased ning kõik 32 tapeti. 32 koha peal, ilma et nad oleksid saanud reageerida. Põhimõtteliselt ka see Kuuba vastupanu müüt Ameerika Ühendriigid Delta Force'i ees purunes 3. jaanuaril. Me seisame silmitsi keerulise narratiiviga. Küsimus, Diego, ei ole selles, mida Trump tegi Venezuelaga, narkokaubanduse ettekäändel, Maduro ja nii edasi, vaid tegelikult on see veel üks kivi Kuuba lämmatamise strateegias. See tähendab, et Venezuela oli ankur, mis hoidis teda veel vee peal. See on osa laiemast strateegiast. Vaata, mul on raske rääkida Trumpist ja strateegiast samas lauses.
Nojah, ma ütlen Trump lihtsalt lihtsustamiseks. Ei. tegelikult teame kõik, kellest jutt. Esmalt pommitame Iraani, siis vaatame edasi. Ei, nii et tegelikult, kui me mõtleme selle Kuuba mastermindi peale, kes võib olla Marco Rubio, siis tõesti pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist oli Kuuba olukorra peamine tugi esmalt Chavez'i, hiljem Maduro Venezuela. Kui see kadus, muutus Kuuba jaoks kindlasti palju raskemaks. Vaata, ta tahab seda teha, ta tahab seda. Mehhikot sisse tungida, kuid me nägime ilma, et avaksime Mehhiko peatükki, mis on väga suur. Et praegu, nagu Claudio ütleb, on Mehhiko Ameerika Ühendriikide sekkumispoliitika poolt kägistatud ja püüab leida lahendust. See tuntud ütlus, vaene Mehhiko, nii Ameerikale lähedal, jumalale kaugel. Biden, soovin lisada midagi olulist sinu suurepärasele ülevaatele Ameerika presidentide survest. Biden tegi midagi, mis puudutab eurooplasi, kuid jäi tähelepanuta. Kui Mirko oleks otsustanud minna Kuubale alates 2021 aastast edasi, mitte varem. Alates 2021 aastast ei saa sa enam taotleda STT ehk siis eurooplaste lihtsustatud pääsu Ameerika Ühendriikidesse, vaid pead taotlema viisat. Biden võttis vaikselt vastu ühe karmima otsuse eurooplaste ligipääsu kohta Kuubale ja Ameerika Ühendriigitse. Kui oled pärast 2021 aastat Kuubal käinud, ei saa enam elektrooniline reisiloa taotlus ka Ameerika Ühendriigitse siseneda. Sa pead taotlema Ameerika Ühendriigid viisat, mis tõenäoliselt sulle ei anta, nagu juhtus minuga, aga mitte Kuuba pärast, vaid loomulikult Süüria pärast. Või siis keelatakse see sulle lõplikult. See tähendab, et kõik Euroopa kodanikud, nagu meie, ei saa pärast Kuuba külastamist Ameerika Ühendriikides isegi turistina viibida, lihtsustatud süsteemides. Kui kaua Bideni seadus kehtib? Kas selle mõju on eluaegne? Kui oled korra kaotanud õiguse ESTA viisale, ei saa seda enam taotleda ega tagasi minna. See seletab palju. Terrorismi teemal. Aga oluline on see, mida ütles Claudio, see on selle seaduse nimi, sest see ei ole suvaline seadus. 22. augustil 2022 lisas Biden Kuuba terrorismi toetavate riikide nimekirja. See tähendab, et sellest saab riik, mis kuulub sellesse kuulsasse terroritelge, kas mäletate Bushi, eks, sõda terrori vastu, nii et see kuulub nüüd sellesse telge. Me räägime Ameerika Ühendriikidest, kes praegu peab läbirääkimisi Marokoga, et nad nimetaksid Polisario rinde terroristorganisatsiooniks. See tähendab, et te mõistaksite Polisario rinne, oleme Lääne-Saharas ja te teaksite, mis kriteeriumite järgi nimed liiguvad. See on oluline. Siin on põhiline geopoliitiline arutelu. Ei ole analüüsi selle kohta, kui palju raha Hezbollah on andnud. Ei, see on puhtalt geopoliitiline arutelu. Vaata, ma tahan seda öelda, sõltumata kellegi uskumustest või ideoloogiast, olgu te Kuuba süsteemi pooldajad või mitte, Ameerika vastased või pooldajad ja nii edasi. Aga see, mis seal toimub, kui te vaatate neid pilte, siis tekib küsimus, kui kaugele võib minna isegi ainult sanktsioonide kehtestamisega, inimeste isoleerimisega. Olen hiljuti vaadanud videoid, kus inimesed kaevavad prügikastides ja uurivad maju, kuid ma ei jaga neid siin, kuna neil on taustamuusika. Diego saab rääkida rahvastiku 30-40% kaalu kaotusest teatud perioodidel. Need inimesed ütlevad, et tahavad korralikult elada ja on väga vihased. Ma ei tea, kas nad on rohkem vihased valitsuse, olukorra või Ameerika Ühendriikide peale. Vaadake neid, nad on tõesti meeleheitel. Ja selliseid videoid on kümneid ja kümneid ja kümneid. Seega, sõltuvalt sellest, mida te usute teie ideoloogilisest seisukohast, need inimesed vajavad abi, ei rohkem ega vähem. Saan aru, et nad ja ameeriklased on pidanud ideoloogilist sõda juba 70 aastat. Aga mitte lubada tarbekaupade, asjade, mis ei ole sõjalised ega saa kuidagi suurendada Kuuba valitsuse võimu, sissevedu ja nii edasi. Sellel pole mõtet ja loomulikult kõik ÜRO resolutsioonid rõhutavad just seda seisukohta. See ongi absurdne. Mirko, kui seda, mida teeb Trumpi administratsioon, oleks teinud Putin, oleks teinud Xi Jinping, oleks teinud ükskõik milline muu maailma liider,
väljaspool Ameerika Ühendriikide mõjuvõimu. Nõuaksime rahvusvaheliselt kriminaalkohtult tegutsemist inimsusvastaste kuritegude eest. See aitab mõista rahvusvahelise õiguse toimimist ja topeltstandardite kasutamist. Lisaks sellele, ja sa oled seda väga hästi selgitanud, kuidas inimesed tunnevad end emotsionaalselt seotud Kuuba revolutsiooniga ja kõik see, mida tahame, aga meenutaneme üht olulist asja habemike kohta, kes Havannasse sisenesid. Revolutsiooni võidust 1. jaanuaril 1959 kuni tänapäeva Kuubani pole mingit värvi. Kuuba revolutsioon ei ole üks ainus. See on läbinud väga palju etappe. Seega, kui rääkida Kuuba revolutsioonist, tuleks rääkida erinevatest etappidest. Täna arutame, mida Kuuba revolutsioonist on jäänud. Öeldi, et kui Fidel Castro elaks, oleks olukord teine. Raul Castro on elus. Castrod on olemas, kuid Fidel pole enam president. Seega, praegu on küsimus selles. Nagu sa ütlesid, küsitakse Kuuba rahvalt, kas nad tahavad nälga surra või oma valitsuse maha müüa. See praegune läbirääkimine pole tegelikult läbirääkimine, sest Kuubalt küsitakse pange presidendi asemel ametisse keegi, kes on nõus nende tingimustega, mida me lauale paneme. Ja siis avame uuesti kütusekanali. Ravimid võivad endiselt kohale jõuda või saabuda. Toit välja arvatud see, mis väga märkimisväärselt. Palju õnne sulle ja kolleegidele väljas. Luban seda öelda veidi vaidlusimuliselt. Kes pole osa saarel toimuvast poliitilisest turismist, mis mulle judinaid tekitab. Inimesed, kes on 15 aastat Kuubat unustanud, kuid nüüd tormavad kõik partei lipuga sinna, et oma kohalolekut näidata. Peale selle abi on alati hästi vastu võetud. Lisaks riskantsetele missioonidele, nagu mainisid, sest liigud üksinda eri kohtades ja võtad riski. Kui läheb Kuubale, pead ka Kuuba luurele selgitama, et sa ei ole kellegi teise missioonil, sest pole ainult oht, et Ameerika Ühendriigid sind sisse ei lase. Kuuba luurele tuleb selgeks teha, et sa ei ole oht, kuigi neil on vähe ressursse ja mõju, kuid nad tegutsevad siiski. Et risk on igalt poolt olemas, sõltumata sellest, mida te teete, mis on väga kiiduväärt. Asi on selles, et tegelikku läbirääkimist ei toimu. Seda sunnitakse peale. Ta astub tagasi. Ma tahan sult midagi küsida. Kas protestid on valitsuse vastu, ameeriklaste vastu või on need pooleks, nii palju kui aru saab? Protestid. Lõpetan, sest oleme juba rääkinud, et Claudio on seal ja protestid ei alanud nüüd. Kui otsite videot, mille tegi laulja Chotuel, mitte ainult tema üksi, siis minge Chotueli juurde, mis kannab nime Patria Vita, mis on põhimõtteliselt vastand revolutsioonilisele hüüdlausele Patria o Muerte, mida kasutasid Fidel ja kastristid. See video sai 2-3 aastat tagasi populaarseks ja ütles, et on vaja muutust. Me ei saa enam niimoodi jätkata. Tuleb avaneda, tuleb lubada eraettevõtlusel teatud viisil tegutseda. Tuleb lubada uue tehnoloogia sisse toomist, sest kui internet juba tuli, ka kuubalased said aru, et see kuulus tervishoiusüsteem, mida nii palju kiideti, oli väga hea tervishoiusüsteem 90ndate alguses. Kui masinaid ei saa välja vahetada ja mõeldi, kui palju on meditsiini ja tervishoiutehnika viimastel aastatel arenenud. Ilma selle tehnoloogiale ligipääsuta jääd meditsiini arengust ja ravivõimalustest maa. Nii et isegi, kui sul on suurepärane ülikool, inimesed, kes õpivad, aga sul puudub ligipääs teatud tehnoloogiatele või kindlatele protokollidele. Ma näen, et nad võtavad ette ka erakonnad, näiteks põletatakse kontorit. Protestid algasid 2000 aastat. Pärast COVID-i lõppu algasid tugevad protestid ning meelevaldsed ja suvalised arreteerimised. Juba COVID-i ajal oli mida. Kuubal, kui sind kahtlustatakse Kuuba süsteemi vastasuses, lähed vangi. Unustame ära, õiglane kohtuprotsess Kuubal ei eksisteeri. Kuuba kaitseb end ja on pidevas sõjas.
kaitstes end pideva agressiooni eest. Seega reageeritakse niimoodi ka võimalike vihjete korral. Aktiviste või inimesi on vangistatud lihtsalt selle eest, et nad on midagi rinnale kirjutanud. Isamaa elu ja jalutamine Havannas. Ta pandi vangi, sest ta õhutas ülestõusu Kuuba valitsuse vastu. Nii et meie kriteeriumite järgi, öeldes, et need on parimad, aga just nende kriteeriumite järgi, mida me kasutame osalusdemokraatia määratlemiseks, kus on sõnavabadus ja võimalus poliitiliste otsuste tegemisel kaasa rääkida. See Kuubal ei toimu, seega meie kriteeriumite järgi võiks Kuubat rahulikult nimetada diktatuuriks, kui analüüsime Kuuba ajalugu. Kuidas Kuuba valitsus reageerib pidevale agressioonile ning vajadusele enesemääramise ja ellujäämise järele? Tõenäoliselt kriteerium muutub, seega me ei saa reaalsuse määratlemiseks kirvest kasutada. Me peame, nagu ma Mirko alati ütlen, selle keerukuse eest vastutama. Tänu Claudiole muutub see keerukus veidi arusaadavamaks. Jagasin Diego mõtteid ja proovin neid tänapäeva tuua. Nüüd ja ka kaks asja. Kõigepealt ka kuubalaste psühholoogiline taju seal praegu. Aga mida üritab Washington? Poliitilise võimu kõrvaldamine, presidendi asendamine, nagu Diego ütles, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Kas te ei meenuta teile midagi? 2022. Moskva, Kiiev, nõue Zelenski eemaldamiseks, valmisolek riiki tungida. Nad tungisidki sisse. Nii et see on tõsi. 2 standardit, 2 mõõdupuud. Kui see oleks juhtunud ja see juhtuski Venemaa poolt, räägiksime sellest hommikust õhtuni. See toimub Kuubal, mis paljude jaoks on pinnuks silmas ja sümboolne, sest sõjalise ja majandusliku võimu tasandil on see kokku varisenud. Pärast 90-ndaid oli Kuubal üks maailma tugevamaid sistisõja armeesid. Nii et eeskujulik lahing. Piace fondamentalmente anche a me aggiungere. Kõik allikad nimetavad seda Quito Cuanavaleks. Aafrikas tuntakse seda kui Aafrika Waterlood. See oli lahing, kus Che Guevara oli selleks ajaks juba surnud, kuid eelneval perioodil oli ta juhtinud seda, mis hiljem sai Angola vabastamiseks. Namiibia sai iseseisvaks ja apartheid lõppes nii Namiibias kui ka Lõuna-Aafrikas. Kuubal oli väga tugev armee. Sellest pole enam midagi alles, olgu see selge. Praegu püütakse selle saarega teha sama, mida Moskva üritab Kiieviga. Tuletan veel meelde, poliitilise mõju sfäärid. Asju eristatakse, sama mõtteviis kehtib 2 erinevale maailma piirkonnale. Venelased teevad seda Ida-Euroopas, ameeriklased siin. See on Monroe doktriin, mis tähendab Ameerika Ühendriigid vastutab Lõuna- ja Kesk-Ameerika eest ning Euroopal oli keeratud sekkuda. See doktriin on varasem kui teine maailmasõda, Kuuba tajumine. Rääkisid enne, miks kuubalased nii käituvad. Siin on tugev välis- ja kallutatuse muster, millele Diego on juba viidanud. Seda ei saa mustvalgeks lahterdada. Kuuba, kui võrrelda sisemajanduse kogutoodangi ja majanduslikku väärtust, see peaks olema nagu mõned Aafrika riigid, kus alatoitumus on 45%. Ja Kuubal on inimesed, kes ei saa millestki loobuda. Võib-olla Aafrikas sa ei leia mõnda asja, aga kui leiadki, siis ei saa sellele ligi. Oluline on mõista, et kuubalas on elanud väärikalt, hoolimata maesusest, mis on toonud teile mitmeid esimese maailma hüvesid. Kui neil oli $3, mida see tähendab? Annan $3 Jannile ja annan $3 Lukale. $3 Jannile, tema suudab sellega koolid ära teha. $3 Lukale, tema saab vaevu võileiva osta. Kuubalased, kõigest selles, mida oleme kirjeldanud, uurivad praegust olukorda. Suur osa tuleneb Kennedy kuulutusest. 60 aastal Eisenhower, 62 aastal Kennedy, 3447. Kui õigesti mäletan, on see embargo. Embargost rääkides alustas Kennedy Eisenhoweri piiranguid laiendades. Kõik see värk pani saare siiani surve alla. Samal ajal pani see ka kuubalased end ise kaitsma. See seletab ka, miks paljudes riikides jäädakse raskustes passiivseks. Aga kuubalased ühelt poolt armastus isamaa vastu, teisalt vajadus vastanduda pidevale ründajale. Kui on ühine vaenlane, nagu Ukraina puhul, siis kasvab natsionalism. Samas paljud ei mõista Mirko kallutatust. Kõigi nende aastakümnete majanduslik Kuuba mitmes mõttes oli muidugi parem 1980-ndatel, praegu halvem. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi.
see on palju parem, on alati olnud palju parem, eriti teatud hetkedel võrreldes enamiku riikidega. Võrdsetel tingimustel, see tähendab, kui kuritegevust pole. Võimalus saada palju toetusi, kuid see on ka üks saare probleemidest. Sa hakkad toetusi andma, aga teiseks küljest tekib sul must turg. See on teine teema, mida praegu enam pole. Inimeste psühholoogilise tajumise mõistmiseks tuleb aru saada, et nad võivad olla vihased vahel ka partei ja valitsuse vastu. Aga teisest küljest ei ole siin tüüpilist mässu, mis sellistele olukordadele omane oleks. Sest tegelikult on neil alati olnud palju parem kui enamikul riikidest, kui võrrelda majanduslikku väärtust. Need $3 Kuubal võimaldavad sul igal tänaval kõndida. Sa oled kindel, et saad koolis käia, näiteks arvuteid kodus polnud, aga koolis olid olemas. Said koolis arvutit kasutada ja õppida, kuigi hiljem poleks sa seda võib-olla kunagi saanud teha. Kuubal ei saanud seda osta, sest ostmine oli takistatud ja see oli liiga kallis. Seda paradoksi tuleb mõista. See tähendab, et sa leiad kooli Kuuba metsas. No see pole küll vihmamets, aga palmide vahel leiad kooli, kus töötab arvuti, kuid teed sinna kooli sa ei leia. Selline ongi Kuuba ja sellepärast ongi kuubalased sellised. Tuleb mainida, et kuni 1959 aastani oli Kuuba ajalugu teistsugune, mida paljud ei tea. 710 aastat. Rough Rider oli Ameerika ratsavägi, mida juhtis president Theodore Roosevelt, mitte Franklin Delano, kes okupeeris saare. See tähendab, et neil on olnud pidevalt sõdu hispaanlaste, ameeriklaste ja inglastega alates 59. aastast. Üks saavutustest on positiivne revolutsioon, rahu. Kui süveneda kuubalaste psühholoogiasse, siis leidub inimesi, kes ütlevad, mulle öeldi seda alles hiljuti. Ma olen kommunistliku partei liige, ma ei ole revolutsiooni vastu, aga kuramus tähendab itaalia keeles vähe viletsust. President riigijuhina peab vastutama ja juhtima. See tähendab, et see asi eksisteerib. Kuubalased kritiseerivad valitsust palju, aga nad teevad seda viisil, mis tegelikult ei ole mässuline. Aga me ei saa tegelikult, ma rõhutan seda tõesti hästi palju aru. Kui me ei saa aru, et samadel tingimustel oli Kuubal asju, mis on ka meil. Näiteks imikute suremus Kuubal on sama madal kui Itaalias. Meil on miljoneid ja miljoneid eurosid rohkem. Samal ajal on olemas ka teine pool, medalil teine külg. See teema on juba mainitud. Kuni 10 aastat tagasi oli Kuubaga seotud nali kuritegevuse kohta. 1/3 on politseinik, nüüd pole enam politseinikke. Sest nad lähevad tegema midagi muud, hangivad asju mustalt turult, müüvad need edasi ja nii edasi ja nii edasi. La polizia ora non c'è più. See on veel üks tegur, mis ühiskonda muutis ja seondub eelnevaga. Veel üks taga oluline asi, sest see on Donald Trumpi järgmine samm ja osaliselt juba toimubki surve välistele lennujaama pääsudele saarele. Olen kindel, et Itaaliast pole sellest peaaegu keegi rääkinud. Kas Diego ja Hispaania on? Mis lennud neil nüüd on? Enamik lende puudub, vaid mõned on alles ja see jätkub siiani. Nad teevad tehnilise peatuse saabudes kütusega, mis võimaldab saarel viibida 45 minutit kuni tund. Nad käivad tavaliselt Santo Domingos, mida oleme viimastel päevadel näinud. Surveevaldused tehakse riikidele, kus lennud teevad tehnilise vahemaandumise. Milline lennufirma veel väldib neid surveid? Turkish Airlines, mis ma loodan, et ei jää ainsaks enne, kui ma ära lähen. Sest kui ma jään ainult Turkish Airlinesiga, siis ma tuletan seda teile kõigile meelde. Küsin jälgijatelt, kas mind arreteeritaks, kui pean Istanbulis vahemaanduma? Mis saab, kui seal lennatavaid Turkish Airlinesiga? Miks just Turkish? Riik, mis alustas tugevalt ülekaalus, kasutab nüüd Dubai probleemi Lähis-Ida laborina. Seetõttu keskenduta Kesk-Ameerikale ja ümbruskonnale, et Ameerikat paremini selgitada. Ameerika Ühendriigid lisavad veel ühe pustetüki ja hakkavad survestama lennujaamu. Nad teevad Kuuba arstidega. Reisin ümber maailma. Ameeriklased survestavad riike saata inimesed koju, et katkestada nende side Kuubaga. Nad olid meil ka Itaalias COVID ajal. Järgmine samm on lennud. Me näeme märke, mis ilmselgelt viitavad sellele, et lennufirmadest tulevad need signaalid. Ehk siis me näeme seda just selle põhjal, mida lennufirmad teevad. Lennukikütuse hind on praegu kahekordistunud, mis on lisaprobleem. See ei ole mitte ainult kahekordistunud, vaid seda polegi. Mitte ainult ei ole hind kahekordistunud, vaid siin, Kuubal, seda pole. Nad peavad selle väljaspoolt tooma, ehk seda on tõesti väga vähe.
vaatame hoolikalt lennujaamu, lõpetan selle teema, sest neid hakatakse survega blokeerima, nagu juba kirjeldasime. Elektrijaamade, nafta, valuuta, maksesüsteemide jaoks. Kui nad peaksid lennujaama blokeerima, ei saa lennud siit enam väljuda, need ei läheks enam Kuubale ja seega neid enam ei oleks. A quel punto Ameerika Ühendriigid ei plaani maismaa operatsiooni ega toeta seda koos Diegoga, sest see pole nende huvides. Kui lennureise ja ligipääsu enam pole, muutuvad tasakaalupunktid ning kõik saab võimalikuks. Praegu usun ma, et ameeriklaste huvi, eriti Trumpi ja Rubio puhul, on lihtsalt see, et nad tahavad läbirääkimiste saare sõna otseses mõttes ära osta. Uued põlvkonnad on väga haaratud, sest see viha, millest sa rääkisid, Mirko, tuleb mõista teistmoodi. PAESE ja Kuuba on kõrgeima kraadi saamise määraga riigid. Kuubal mõjutavad alkoholihinded ülikooli lõputunnistust. Seega vanus on tähtis. Seega on siin inimestel esimese maailma kultuurioskused, kui nad elavad riigis, mille rahaline seis on nagu kolmandas maailmas, kui kasutada vana väljendit. Loodan ja usun, et ka Diego nõustub selle metafooriga. Siin kohtad inimesi, keda Ameerika Ühendriigid on enda poole meelitanud. Ta suudab teha palju, kuid tal puuduvad vahendid, mis tõttu kasvab viha. Sest seal pole pädevaid inimesi nagu sina või mina. Seltskonna kuningas. Tal on ilus king, ta võib lennata lennukiga, kasutada arvutit ja tal on iPhone. Kuubal varastatakse palju iPhone'e. Sul pole sama sõjalist ja majanduslikku väärtust kui Itaalial, aga sul on oskused ja teadmised. Aafriklane, kes pole koolis käinud ega midagi õppinud, elab vaevu kuu ja sureb nälga eluea lootusega. Kuuba oodatav eluiga on maailmas üks kõrgemaid ja sarnaneb arenenud riikidega. Uurige seda. See variseb kokku. anche quella. Allora, soovin lisada paar tehnilist sõjalist küsimust, kuna nägin, et nende üle arutatakse. Mis juhtuks, kui toimuks Ameerika sõjaline sekkumine? Trump ütles, ma võin võtta Kuuba, üks tema viimaseid väljaütlemisi. Kuuba armee olukord on dramaatiline, sest pärast Nõukogude Liidu lagunemist kaotas see suure osa tähtsusest. Neil on umbes 50 000 tegevteenistuses sõdurit ja üle 1 miljoni paramilitaarse jõu. Neil on vanad T-55 ja T-62 tankid, mis ei oleks üldse kasulikud. Neil on vist mõned MiG-29, MiG-25 ja MiG-21 lennukid. Aga neil pole kütust. Tõenäoliselt on nende lennukite hooldusseisund peaaegu olematu. Iraan on lennunduses, merenduses, õhutõrjes ja palju paremas seisus. Kuuba on peaaegu kaitsetu. Kui Ameerika sõjalaevad oleksid 50 kilomeetrit rannikust, ei saaks Kuuba midagi teha. Aga Kuubal on kaitsetaktika. See on sissisõda. Kui sa tungid Kuubale, siis ole valmis pikaks ja pidevaks sõjaks saarel. Palju õnne sellele, kes sellise asja ette võtab, kui just rahva ülestõusu või tugevat liikumist ei tule. Antigovern. Nii et ütleme nii, et ameeriklased on ajaloos juba korra näppu kõrvetanud. Mis puudutab Kuuba juhtumit, siis ma ei usu, et nad tahavad seda korrata. Ma arvan, strateegia on lämmatamine, liitlaste eemaldamine, sundimine kriigi suhtes, kes tahavad aidata Kuubat. Ja jättes interneti avatuks, et näidata ja saata sõnumeid, mis panevad kuubalasi reageerima. Tõenäoliselt on see strateegia, passiivne strateegia, jutumärkides, mida ameeriklased rakendavad, ja ma arvan, et nad jätkavad sellel kursil. Siil pole suuri sõjalisi sihtmärke, vanade MiG-21D ja T-55D hävitamine midagi ei muuda. Need ei oleks tõhusad isegi ameeriklaste maabumisel. Davide Vulpiol on küsimus. Ka Itaalia on kaasatud. Mõni nädal tagasi nõudis Ameerika Ühendriigid esindaja Michael Hammer Kuuba arstide lahkumist. Veedi Corriere della Sera 8. märts 2026. Kui soovite vastata? Ma võin praegu olla väga ebapopulaarne selle vastusega. Tahtsin lihtsalt lisada, rohkem kui lisada, kommenteerida kahte asja. See, mida ütles Claudio, see, mida ütles nüüd Mirko Kuuba armee olukorra kohta ja see, mida ütles Claudio lennujaamade olukorra kohta. Ja igal juhul oleme kaardilt näinud, kus baasid asuvad. Tuletame meelde, et Ameerika Ühendriikidel on Kuubal
baas, selle nimi on Guantanamo, me pole seda veel maininud, aga seal on baas nimega Guantanamo. See on väike detail, idaosas Santiago de Cuba lähedal kuulus paigana, kus kõik algas, Moncada kasarmud ja rünnak. Aga tuletada meelde, Bahama saared, põhimõtteliselt Ameerika Ühendriigid, Puerto Rico, Ameerika Ühendriigid, Santo Domingo. Õisapina Verre tahab ehitada müüri Haiti vastu ja seega on ta loomulikult Donald Trumpi liitlane. See tähendab, et Kuuba on nüüd täielikult ümber piiratud, sest pärast Venezuela kaotamist on ta tõesti piiramisrõngas. Võib-olla käsitleme seda hiljem põhjalikumalt. Mexico mängib Estrada doktriiniga riskantselt. Claudio, sa mainisid Monroe doktriini, kui huvitav on ka erinevus Estrada ja Tomari doktriini vahel. Mõlemad Ladina-Ameerika diplomaatidelt. Tavaliselt kasutab Estrada doktriini Mexico, siis Brasiilia. Ei, kus on Lula, tähendab Lula praegu, sest Petro on juba alustanud presidendi kampaaniat Kolumbias. Nii et praegu Petro üritab kampaaniat teha, et jätkata Kolumbias. Mitte päris tema leeris. Oluline on järjepidevus, et Uribe ei naaseks võimule. Midagi pole siiski kadunud. Sa näitasid mulle pilte ja ma mainisin, et olen need oma Instagrami profiilil üles pannud. Esimene postitus sisaldab minu 2014 aastal Kuubal lehtud fotosid. Kui neid pilte vaatate, näete, et need pole eriti erinevad. Ma ei räägi elektrikatkestustest, vaid sellest, et Kuubal hooldutakse hooneid vähe, maju ei saa värvida ega fassaade korrastada, on krooniline probleem. Sest ma mäletan, et paljud asjad, mida mulle rääkisid kolleegid, keda kohtasin Ladina-Ameerikas, Kuuba arstid, kes on missioonidel põgenenud, vastame sellele olulisele küsimusele. Nad ütlesid mulle, et pensioniga, mida ma saan, olen ma võrdne 10 või 15 seusega, seega 400 Kuuba peesot, 350 Kuuba peesot. Kas söön või värvin maja, kas lähen ostan värvi, et värvida või söön? Hoian maja korras, kuid suuri remonte teha ei saa. See härra, kellel oli üle 70 aasta ja kes oli olnud Kuuba ehitusinsener, ütles mulle, et vanalinnas on palju hooneid, mis lagunevad ja see on tõeline tragöödia. Olen neil päevil näinud, Claudio, et Kuuba Malecon kaob, vaata seda esimest pilti. Kuuba 2014, Havana kesklinn. See tähendab, et see ei ole nii ammu, tahaksin öelda, see oli 12 aastat tagasi. Ja seega tahaksin öelda, see on muuseum. Näete, see on see, mida nähti. Autohuviline leiaks sealt muuseumi. Muidugi, aga mul liigud edasi, kui kerid veel natuke, on seal mõned pildid, mis näitavad, okei, see on keskosa, seal on üks pilt, näete, see on ilmselgelt 26 juuli liikumine. Ei siiski. Vaadake selle hoone üldist seisukorda. Ei, ma mõtlen selle ülikool. Ja see on see osa, näete, kui vaadata ülevalt siin. Peaks natuke zoomima, et näha, aga te leiate selle. Hoonete olukorras oli üldine hooldusprobleem. Nagu Claudio ütles, oli Havana väljaspool turismipiirkonda juba 2014 aastal sellises seisukorras. Kujutame ette, viimase 2 aasta jooksul kõige sellega, mis on juhtunud, on loomulikult olnud üks ja teine asi. Ta võib olla karm inimene, võib olla inimene, kes on harjunud elama võitluses. Kuuba rahvas on oma geenides revolutsiooniline rahvas. Aga ühel hetkel muutub allakäik talumatuks ja tundub võimatu hallata. Kuuba arstide teemal, ma kordan, ma muutun ebapopulaarseks. Claudia, ilmselt me ei nõustu. Mina loomulikult inimlikul tasandil näha, et Kuuba arstid tulevad Kalabriasse ja aitavad häda ajal. Sõbralik rahvas, keda tahame sõbraks, nagu itaallasedki, see liigutab mind inimlikult. Kuid tegelen ka rahvusvahelise õigusega ning vaatan seda rahvusvahelise õiguse seisukohal. On üks väike detail, et sa ei saa inimesi raha eest saata, sest sa saadad inimesi raha eest, kuidas seda nimetatakse, inimkaubandus. Rahvusvahelises õiguses on seega probleem on üks detail, mida arutatakse pidevalt. See puudutab Kuuba küsimust.
sest tegelikult on üks Kuuba, lubage mul seda sõna kasutada, ekspordiartiklitest nende intelligentsus, nende inimressurss. Inimkapital tundub mulle liiga kapitalistlik, eelistan öelda inimtalent. Ja eriti just meditsiini seisukohalt või ka hariduse seisukohalt. Varem saadeti kirjaoskuse brigaade erinevatesse Ladina-Ameerika riikidesse, milles Kuuba oli teerajaja. Kuni seda tehakse vabatahtlikult, näiteks nagu juhtus Albaaniaga, ma saadan sulle 20 arsti, mis on sümboolne žest, et sind aidata, siis pole probleemi. Kui aga selles saadakse raha, siis on piir väga õuke, see on hall ala. Arst ei saa raha, riik konfiskeerib selle. Selline suhe on ka Põhja-Koreal. Põhja-Korea saadab sõjaeelseid korealasi Venemaale puid lõikama. Sellised asjad. Kõik raha võttis riik otse endale. Nüüd ma tean, et seal on rohkem Korea raha tegelikult. Seda juhib partei inimene, kes juhib seda arstide gruppi. Ja siis Kuuba arstidele makstakse sama palka, mida nad saaksid Kuubal. Aga ülejäänud raha. Me saame aru, et mingil hetkel keegi põgeneb, sest kui neil on võimalus, siis nad põgenevad ja ütlevad, et vaata, ma jään siia, jään Itaaliasse või jään siia. Nüüd räägitakse Diego Põhja-Korea inimestest, keda saadetakse Vene tehastesse. Ja loomulikult kogu raha võtab riik endale, nemad saavad palka, nii nagu nad saaksid seda Koreas. On huvitav, et see on tüüpiline diktatuuridele. Jään selle seisukoha juurde, kuna hindan inimlikku külge, millest saame rääkida. Kui me räägime rahvusvahelisest õigusest, siis peame meeles pidama, et me ei saa kasutada topeltstandardeid, kui meile sobib, vaid kui tahame rahvusvahelist õigust rakendada, siis nii see on. Kui saadad inimesi ja saad sellest raha, siis raha ei anta inimestele, vaid sulle. Olgu, see on inimkaubandus, inimeste töö ära kasutamine, kus suunitakse neid tegema midagi enda kasuks. Olukord on keeruline, Claudio, kuulan sind. Samuti selleks, et mõista, kuidas neid missioone välismaal sisemiselt tajutakse. Mul on lõpuks hea meel, et saan pärast aastaid eriarvamust kellegagi pädeva inimesega arutada ja integreerida. Tavaliselt muidugi pean väga mõistlikuks neid punkte, mille Diego tõstatas Kuuba arstide küsimuses. Ma proovin teile siiski anda ühe vaatenurda, sest tunnen, et näen seda teisest küljest, mis võib-olla pole tegelikult vastandlik, aga võib täiendada. Kui Itaalia ettevõte sõlmib lepingu Poola skalpellispetsialiste pakkuva ettevõttega, siis just see ettevõte sõlmib lepingu ja saab raha. Kuuba arstid on riigi töötajad. Riik saadab nad vajadusel kohale, teeb kokkuleppe ning maksab arstidelt vastavalt oma tingimustele. Ja teenib raha samamoodi nagu Itaalia tehas. Ma saan aru sellest, mida te ütlesite, see tähendab just seda. Ütlen seda, sest Kuubast rääkides kasutatakse sageli kohe seda kirvest, millest enne räägiti, mitte loomulikult Diegost ega Mirgost. Minu jaoks ei ole kummaline ette kujutada, et ettevõte, antud juhul ettevõttena toimiv riik, nagu sotsialistlik riik Kuuba, käitub nii. Fidelistlik saanab töötajad välja, riik ehk ettevõte sõlmib lepingu. Kui te järele mõtlete, siis see aspekt ei ole sugugi kummaline. Saan aru teie mõttest ja loodan, et see paneb kodus järele mõtlema. Mirko, kes ei tegele keskendumisega, lepingu sõlmib ettevõtte Kuuba, kes saadab töötajaid teistesse riikidesse, see on tavaline. Ei ole imelik, et mitte arst, mitte töötaja ei saa raha. See tähendab, kui mul on ettevõte, siis sina, Mirko, saad oma töö eest raha. Oma töötajatele maksad sina. Jah, vabandus, kuid su jutus on vastuolusid. Üks asi on midagi teha, aga siin on tegu inimesega. Las ma lõpetan, Diego. Ma tahan lihtsalt öelda, et muidu jään vähemusse millegi pärast, mis pole asja mõte. Ma tahan lisada ühe mõtte. Siin ei ole vastuolulisi kohti. Tegelikult on see Kuuba riik, kellel on oma töötajad. Aga ma saan aru, mida Diego ütleb. Kuna oleme riik ja osa ühiskonnast, oleme moodustatud riiklike ja rahvusvaheliste seaduste alusel. Sellisel viisil saatmine võib olla ärakasutamine, eriti strateegilises faasis. See tähendab, et on tõsi, et Kuuba majandusminister arvestab majandust ka sellega, et inimressursside saatmisest saadakse majanduslikku tulu. See on tõsi, seega lisan selle asja.
sest ma ei pea imelikuks, et ettevõte maksab oma töötajatele palka ja teenib seega kasumit sealt, kuhu nad saadetakse. Mõistan ka, kui seda tehakse sunniviisiliselt ja strateegiliselt. Ja lisaks on see riik, seega ei ole see ettevõte selle sõna otseses mõttes, vaid terve maailma piirkonna elanikkond. On palju vaielda, jõuan Diego küsimuseni. See pole keeruline, vaid lihtsam, kui paistab. Ka see samm tuleb integreerida. Seda öeldes juhtisin teie tähelepanu psühholoogilisele põhjusele, miks kuubalased selle idee peale tulid. See oligi see mõte. Meil on oma töötajad ja tooted, saadame need välja, teenime kasumit ning maksame töötajatele palka sotsialistlikus süsteemis. Aga mis on just see tajutav asi? See on see, mida Diego ütleb selles mõttes, et tegelikult on alati see tunne, et isegi inimene, kes sellesse kõige rohkem usub ja sellest mehhanismist aru saab ning ütleb, et jah, see on tõsi, mul on õigus oma palka saada, isegi kui see on väike. Lõpuks läheb Kuubal teenitud raha, nagu minu ettevõttes, kogu Kuubale. See tähendab, et kui maksad 5 tärni hotellis, läheb raha Kuuba tervishoidu ja transpordi jaoks, kuid süsteemi toimi alati ning on olemas alternatiivturg. Arst ütleb, ma lähen, mulle antakse 1000 peesot, 2000 peesot, aga ta ei näe oma töö otsest tulu. See võib minu arvates olla läbikukkumine, sest see võtab ära soovi jätkata sekkumist isegi siis, kui sa usud sellesse. Kui seda ei tasakaalustata, siis jah, ma ei näe seda täiesti vastupidisena, ma arvan, et seda tuleks täiendada. Loodan, et suutsin end selgitada ja arvan, et jagan ka seda jutustust. Analüüs, mille ta tegi riigi tasandil. Diego, aga Mirko lõpp, kas TEA sündis nii ja kas on tõsi, et nad on riigi töötajad ja riik sõlmib lepingu? See, mida paljud peavad valeks, seda ma ei ütle. Minu arvamust ega Diego oma ma samuti ei öelnud. Ma tegin analüüsi. Asi on selles, et siin on sundimine. Siin ei tunnustata välispanust. Ja siin on teine strateegia, mida juriidilisest vaatenurgast on peetud isegi inimkaubanduseks. Sellest vaatenurgast... See punkt, ma arvan vastupidi. Seda tüüpi dialoog on see, mida tehakse või mida peaks tegema ülikoolis, et laiendada arusaama teemast. Sellepärast ütlesingi, et minu arvates on inimlikku külge, mida saab rõhutada ja kiita. Isegi need, kes COVID-i ajal sind aitavad, riskivad siiski ise. Asi on selles, et loogika sees olev arutluskäik on täiesti arusaadav. Nagu kapitalismile lubataks kõike ja sotsialismile, kuna see on jäänud vähemusse, ei lubataks teatud tüüpi strateegiaid. Ja loogilisel tasandil on see, mida sa lauale paned, täiesti mõistlik, sa oled seda väga hästi selgitanud. Rahvusvahelise õiguse tasandil on asi selles, et riik on rahvusvahelise õiguse subjekt, aga ettevõte ei ole. Ja see on rahvusvahelises õiguses ekslik. Sest tänapäeval mõelda, et on olemas rahvusvahelised ettevõtted, kellel on suurem sisemajanduse kogu produkt kui mõnel riigil ja et nad ei allu rahvusvahelisele õigusele ning neil on seetõttu vabad käed mitmes asjas, see on ka üsna palju. Hispaania keeles abrumador tähendab isegi veidi hirmutavat. Aga tänases rahvusvahelise õiguse süsteemis on riik rahvusvahelise õiguse subjekt, sest ta ratifitseerib teatud lepinguid. Samas kui ettevõttel on vabamad käed. Ettevõte võib välismaalastega teha, mida soovib. Ja loomulikult on ka riike, kes kasutavad ettevõtteid selleks, et teha sama, mida teeb Kuuba, eks ole, alati strateegilistel eesmärkidel. Nad ei tee seda otse, vaid kasutavad riigiettevõtteid nagu Kuuba. Rahvusvahelises õiguses on selles küsimuses alati pinge. Kuuba jaoks ei ole see muidugi mitte ainult strateegiline, vaid see on ka omamoodi diplomaatiline sekkumine. Unustasin lisada midagi, mis puudutab sinu eelnevat juttu. See pole vaid hariduse kättesaadavuse küsimus, mis Kuubal on tabatud, vaid ka ligipääs kultuurile. Üks asi, mida ma olen nende 15 aasta jooksul elades ja töötades erinevates Ladina-Ameerika riikides alati märganud, eriti nende põlvkondade puhul, kes on sündinud natuke enne mind. Nii et kuni 1960. 1970. aastateni ja seega enne Nõukogude Liidu lagunemist oli uskumatult hea ligipääs kultuurile, mis oli palju kõrgem kui Ladina-Ameerika samade põlvkondade keskmine tase.
kes ei kuulunud nende ühiskonnakihtide hulka, keda võiks nimetada oligarhiaks, kellel oli juurdepääs ja majanduslik võim. Seetõttu lähen õppima Ivy League'i ülikoolidesse Ameerikas või teen Euroopa ringreisi. Ei, vaata, kui sa võtsid 1990. aastate Kuuba 30-aastase inimese ja võrdlesid teda ülejäänud Ladina-Ameerika kesk- või madalama sotsiaalse taustaga 30-aastase inimesega. Ja erinevus oli uskumatu nii kultuurilise teadmiste, kognitiivsete võimete kui ka globaalse orienteerituse poolest. Aga ka seal on kriitikat. Kui sa täna sisened Kuubal raamatupoodi, näed sa kuulsat Fidel Castro lauset, me ei ütle rahvale, et usu, me ütleme rahvale, et loe. Seal on tsensuur, mis keelab mõnede raamatute sisenemise. Leggi quello che piace a noi, insomma. See on ta vastupaluks. Ei, sa ütled mulle, loe siiski neid raamatuid, mis võivad kohale jõuda. Mis olid muidugi väga sisukad raamatud, paljud neist olid raamatud, mis pärast Vene sissetungi ja Ukrainat tsenseeriti Itaalias. Sest mingil hetkel muutus Puškin loetamatuks pärast seda, kui Venemaa oli Ukrainasse tunginud. Ei, sest see lähedus muutus natuke ebamugavaks. Oota siis, nii ütlen ka mina, siin on põhiprobleem. Üks suurtest Kuuba ettevõtmise tunnusjoontest oli muuta kultuur kättesaadavaks ja levitada seda kõigi elanikkonna kihtide seas. Seda on Ladina-Ameerikas teinud vaid Kuuba. Aga kui sa pakud meile ainult seda, mida ise tahad, siis ma jään kõhklema. Nii et sellel on mingi eesmärk. See tähendab, et ma teen näo, et sul on vabadus. Sul on vabadus õppida, teha. See oli avatud mitmekesisele maailmale, mis vastas tolla aja poliitilistele tunnetustele ja arusaamadele. Sulle ei öeldud, et loe Ameerika Ühendriikide raamatuid, vaid anti ligipääs Nõukogude Liidu poliitilisele sfäärile. Sai või siit, meenutagem näiteks ka kõike seda, mida Feltrinelli oli suutnud avaldada ja neid suhteid, mis Feltrinellil olid. Feltrinellil koos Castroga. Kui räägitakse Kuubast, leidub alati midagi parempoolset või vasakpoolset, aga minu arvates on seal teatud elemendid. Keegi ütles raamat püssitorus. Aga mõne elemendiga on raske. On raske pead liiva alla peita nagu Jana Lind, eks. On olemas sellised elemendid nagu kultuur, kirjaoskuse kampaaniad. Ja suutis, meenutagem, Condori operatsiooni aastatel olla Ladina-Ameerikas ainus kants Ameerika Ühendriigid imperialismi vastu. Tuletame meelde, et just see, mis muidugi kukutas Allende Tšiilis 1973 aastal. See ongi täpselt idee luua liit Kuubaga ja edendada sotsialismi mitte relvastatud revolutsiooni kaudu, vaid demokraatliku süsteemi sees. Ja see töö, mida tehti Kuuba isoleerimise nimel, viis riigipöörde survestamiseni Tšiilis. Nii et Kuuba oli aastaid tõeline tugipunkt. Täna esitan endale küsimuse, millele mul pole vastust ja jätan selle õhku. Díaz-Canel esindab seda pärandit nii kuubalastele kui ka neile, kes rahvusvaheliselt on kaitsnud, armunud Kuuba unistusse ja teinud sellest oma elumissiooni. Ka Itaalias, sest seal suhtutakse Kuubasse väga südamlikult ja kiindunult. Ma ei tea, kas Díaz-Canel seda on. Selle suure Kuuba traditsiooni kandjaks olemine on raske. Arvestades eelkäijaid, avaldan ka oma arvamuse arstide kohta. Minu arvates on suurim probleem see, et Locatelli tõi näiteks lepingu. Seega koheldakse riiki nagu eraisikut. Minu jaoks on suurim probleem, et nad on kohustatud ning ilma sotsiaaltööd tegemata ei edene karjääris. Ja seal ongi probleem. Ehk siis ettevõtte töötaja võib lahkuda, kui ta ei taha minna Poola hooldustöid tegema. Lisaks saab ta palka ja nii edasi. Nii et minu arvates ongi kõige suurem probleem see, et sa oled sunnitud.
sa oled sunnitud, sest muidu tekivad sul kodus probleemid. Ja ma ei tea, millise tahtega keegi saab minna, millise ütleme seisundi või mõttelaadiga sellisel viisil teenima. See on väike probleem. Arste on vaid mõni tuhat võrreldes ülejäänud Kuuba probleemidega. Võib kirjutada lõputult sellest, aga kindlasti on see üks väiksemaid probleeme, mis neil on, nagu ma enne ütlesin Põhja-Korea puhul. See pole nii, et mõned tuhanded põhjakoreaalased lähevad Venemaale puid lõikama ja nende palk, mille venelased maksavad, arestitakse. See on piirkonna suurim probleem, kuid meil on ka teisi. On küsimus Stefano Di Donatort. Hiinlastel puudub huvi kaitsta Bejucali ega muid sigiti kasutatavaid kohti Ameerika Ühendriigid vastu. Ma ei tea, kas hiinlased on Kuuba vastu huvitatud või midagi sellest suunas teinud. See ei ole üks neist riikidest, kus me oleme neid näinud eriti aktiivselt tegutsemas, võrreldes näiteks Itaalia külade, aga ka Aafrika või Lõuna-Ameerika riikidega. Võtan siis veel ühe, muidu ma jään neist ilma. Kui ma oleksin Venemaa direktor ja Ameerika Ühendriigid käituks nii, oleks see kõige rumalam küsimus, mida lugenud olen. Sest vea, sekkumise või vägivalla õigustamine teise vägivallaga ei ole nullsumma mäng. Minu kodus tähendab üks varas pluss teine varas, ikka 2 varast, ka minu kodus. Jätke see aga teine mõtlemisviis ning foibid, sest just see ongi selline mõtteviis. Pealegi, kui Venemaa, Krimm, Donbass ja teised Ukraina piirkonnad, Ameerika Ühendriigid, Venezuela ja Kuuba, siis Hiina on 2 minuti kaugusel Taiwani haaramisest. Need asjad annavad mulle rahu. Andke mulle andeks. Mina olen Ameerika sissetungi vastu Afganistani, Iraak 1, Iraak 2. Olen vastu sekkumisele Venezuelas, Kuuba blokaadile ja Venemaale Ukrainas. Hamas ega Iisrael ei ole mulle eriti sümpaatsed, arvestades seda, mida nad Gazas tegid. Ma mõtlen, et kui oled ideoloogiliselt ühel poolel, pead siiski suutma iga juhtumit eraldi vaadata, mitte partei järgi. Võttes arvesse varasemat keerukust, arvan, et Claudio tahtis midagi Hiina kohta öelda. Kui ma ei eksi, siis ka juhuse tõttu olin ma seal nendes olukordades, kus hiinlased suhtlesid 2 riigiga elektri küsimuses. Kuuba ja Lõuna-Aafrika. BRICS-i kohtumisel sõlmis Lõuna-Aafrika valitsus lepingu elektrikatkestuste haldamiseks. Need katkestused ei ole tingitud embargost. Need on juhuslikud, esinevad sageli, kuid ei völma kogu võrku ega ole üleriigilised, vaid tulenevad muudest põhjustest. Ja just Hiina sõlmis lepingu Ramaphosaga, Lõuna-Aafrika presidendiga. Seesama Hiina, kes mõni nädal tagasi näib olevat pakkunud Kuubale samasugust lepingut. Nii et Lõuna-Aafrika leping hõlmas teed, see ei ole nali, nimelt Roibos teed, just teelekti ja veel mõnda Lõuna-Aafrika toodet. Vastutasuks elektrihalduse eest. Siil on midagi veel, mida me ei tea, see on ametlik osa. Kuubal on saarane olukord, sest neil pole hiinlastele eriti midagi uut pakkuda. Nii pandi majanduslikuks pakkumiseks elektrijaamade haldamine ja kaasajastamine. Kuigi praegused elektrijaamad on Nõukogude päritolu, on uuenduslikud komponendid lääne, sealhulgas ühe Itaalia ettevõtte omad. Itaalia ja Prantsuse ettevõte korrastasid neid komponente 90. aastatel. Kuuba Nõukogude elektrijaamad. Tulemuseks oli katastroof. See on natuke nagu Ukraina relvastus aastal 2023. Nõukogude relvad ja NATO laskemoon on koos leitud. Hiina prooviks seda sammu ka Kuubal. Praegu me veel ei näe ühtegi praktilist tulemust. Juba 15 aastat on Kuuba avalikud bussid Hiina, mitte Vene päritolu. Praegu oleme seda kontrollinud, seega see, mis kuubalasteni jõuab, pole fakt, vaid nende tajumine. 2 Vene naftatankerit on dokkinud Matanzase sadamas Kuuba provintsis. Mul pole veel saanud kontrollida, kas nad olid 18 tundi ilma elektrita. Ka praegu kaob ühendus aeg-ajalt. Matanzast ei saa lisada. Tuletan meelde, et liikumine pole võimalik. Ma ei saa joostes 300 kilomeetri läbida. Loomulikult on võimalik, et nad on tulemas. Kuulus Itaalia filovenelane, propagandist
kes on harjunud elama Moskvas, ründas mind öeldes: ära unusta, venelased on tulemas. Ma tahan kõigile öelda sama, mille tema vastas, sest see paneb mõtlema. Isegi mafioosad kaitsevad neid, kellest nad hoolivad, samal ajal, kui nad tapavad teisi. Iraani rünnati, Maduro rööviti, Vene rakette ei lastud välja, kuid Maduro kaitsmisel hukkus 32 kuubalast. Ja seega, paradoksaalsel kombel näitusid kuubalased liitlassuhetes rohkem järjekindlust kui venelased, kellel on hoopis, tsiteerisin seda kogemata nii Mirkole kui Diegole erinevate juttudega. Mõjustajar meenutas 60-ndaid. Venelased peavad Ukrainat oma, Ameerika seda enda mõjusfääriks. See piirkond ja Nõukogude pärandi tõttu Kuuba, mis eraldus revolutsiooni käigus, seostub taas Venemaaga, kellel aga pole mingit huvi seda säilitada. Viimase 2 kuu jooksul on Kuuba venelastelt naftat ja abi küsinud, kuid Venemaa pole midagi saatnud. See oleks erakordne, kui need 2 naftatankerit oleksid kohale jõudnud, sest kehtib eriti mereteedele embargo. Ma ei tea veel, kas see on tõsi või kas nad liiguvad välisvetes, sest sama juhtus tankeritega, mille Ameerika Ühendriigid peatas. Need ei sõitnud tegelikult Kuubale, kuigi väitsid, et lähevad sinna. Ja sellest kujunes välja kaootiline olukord, kust ei saadugi kunagi päriselt aru, kuhu nad olid läinud. Miks peaks Vene tanker teatama Ameerika Ühendriigidle, et suundub Kuubale, teades, et teda peatatakse? See pole mõistlik. Lõpetan selle keerukuse teema, sest Diego küsis varem, mida inimesed presidendi Diaz-Caneli kohta arvavad. Te peate mõistma, et kuubalased praegu, räägin neile, kes meid kuulavad, saab jagada 3 rühmaks. Enamus gruppe, umbes 80% ja üks väiksem grupp, 80%, jaguneb pro-kastristideks ja antikastristideks. Aga kõik on revolutsiooni pooldajad, kõigi selle tingimustega. Olla revolutsiooni pooldaja ei tähenda, et ollakse nõus kõigi revolutsiooni asjadega. Tegelikult Kuubal see 20% ei ole täpne protsent. Ma annan teile umbkaudse ettekujutuse sellest, kuidas inimesed räägivad Havannas, väljaspool Havannat, idaprovintsis ja lääneprovintsis. Need erinevad elemendid nagu Sanchez on selgelt kõigele Kuubal vastu. Nad on valmis jätma selle ameeriklaste või kellegi teise kolooniana nagu Ameerika Afganistani. Kuid presidendi kohta on üks oluline punkt. Ta oli inseener, ta on inimene, kes sündis pärast revolutsiooni. Castro vennad, Fidel ja Raul ajavad väga erinevat poliitikat. Diego ning ka kuubalased teavad seda. Kodus öeldakse sageli, kas ollakse Fideli või Rauli poolt, mis tähendab eri asju. Itaalias aga peetakse neid üheks ja samaks inimeseks. Castrod. See pole nii, Raul on alati olnud pragmaatiline ja tema viis sisse osalise erastamise reformid. Fidel on alati olnud suurte massiliikumiste ja sündmuste mees, ka siis, kui need on ebaõnnestunud. Mõnikord nagu Suhkro kampaania, mis ebaõnnestus. Nad ei saavutanud vajalikke miljoneid. Ja Fidel ütles seda avalikult, sest miks ma seda teile räägin? Fidel poliitikuna, mitte revolutsionäärina. Esimene reform oli emamaa, mille ta maal võõrandas. Millist poliitikut Itaalias te teate, kes reformide ees kaotab esimese asjana oma isikliku vara? See on selleks, et teid viia Kuuba revolutsioonilise mõtteviisi juurde, mis ütleb teile selle konkreetse punkti kohta, ütleb teile. Aga vähemalt tema proovis vead ende peal ära. Samal ajal kui Diaz-Canel tundub hetkel olevat inimene, teda kirjeldatakse kui hea südamlikku inimest. See on see, mis edasi antakse. Teda peetakse hea südamlikuks Kuuba armastajaks, kui paljud leiavad, et tal puudub Fidelile omane kindel käsi. Ja ma kuulsin kõigilt ikka ja jälle kordavat seda lauset. Kui Fidel oleks olnud. Naljakas on see, et igaüks mõtleb selle all midagi erinevat. Ütleb seda, aga peab silmas selle täpselt sama lause erinevat külge. Sest ma küsisin neilt seda, loomulikult uurima asja, ja nad ütlevad, tulemus on erinev. Aga see on oluline, sest see tähendab, et inimeste mõtlemises ja tunnetuses on see viide tõesti olemas. Nagu öeldakse, vähemalt tema, kui ta midagi tegi, isegi kui ta eksis, tegi ta seda omal lahal. Ja see praegu Kuubal tõesti on alles. Olge noorte suhtes ettevaatlikud. 2015 aastal rääkisin ma Kuuba G4 suursaadikuga New Yorgis. Oled pimedas ruumis punase telefoniga, mida kasutatakse keerulistes olukordades ning seal on Fidel Castro pilt. Ta ütles mulle,
meil tuleb vaba turg ja kõik revolutsiooni saavutused säilivad. Ma vaatasin teda ja hakkasin kurbusest naerma. Mõned kuubalased, näiteks umbes 30-aastane, kellel oli G4 esindaja ÜROs, Kuuba diplomaat, vanuses 23-24. See on üks revolutsiooni saavutustest, mis on seotud selle kultuuriga, millest rääkis Diego. Et sa võisid, nagu Juri Gagarin, pääseda ligi kõigele. See on sarnane Nõukogude Liiduga. Aga tema, umbes 30-aastane, loodan, et kohtan teda uuesti. Tal oli sama mõte nagu paljudel Kuuba noortel. Ühendada need kaks asja, et saavutada sotsiaalne õigus. Hiljuti seisid abi eakatele järjekorras, kuid eakad ja rasedad naised lasti kohe ette, ilma et oleks pidanud sellele mõtlema. Olemas on toetused puuetega inimestele Havana ülikooli trepi lähedal. Hiljuti käivitati uus projekt, kus puuetega inimesed töötavad ja teenindavad laudu, sarnaselt Itaalia restoranide projektidele. Kuuba riik on selle loonud ja jätkab abi andmist. Ja ka see transpordi teema, millest ma teile enne rääkisin, transpordi subsideerimine, see mehhanism. Näete, Kuuba mõtteviis on keeruline ja Kuuba olukord on keeruline. Paljud noored arvavad, et nad tahavad sellist turgu nagu meil, sest nad on piisavalt targad, et sellest aru saada ja piisavalt haritud, et seda tahta. Nad usuvad, et Kuuba võib muutuda Itaaliaks, mitte Nigeeriaks. Ja see tähendab teha nagu Hiina riiklik kapitalism. On keegi, kes usub sellesse, aga mitte noorte seas. Keegi siiski on. Rauli poolel muide Castro, just see ongi see suund, mida sa mainisid, see ongi Rauli Castro suund tegelikult, kes usub sellesse. Nii palju, et nädal tagasi pärast olukorra halvenemist avasid nad investeeringud. Välismaal elavad kuubalased, see tähendab, et esimest korda mõne päeva eest saavad välismaal elavad kuubalased saarel äri teha. See oli hädaolukorra samm, mis praegu ei anna mingeid tulemusi. Kuidas tooted Kuubal toimivad? Sellega seoses, kui sa lähed toodet ostma, maksab see vähe, ostad neid 50 tükki nagu staadioni piletid Itaalias 5 aastat tagasi. Ja müüd need kallimat edasi, avastad, et need, kes need edasi müüvad neid turistidele või teistele värismaistele vahendajatele. Tulemus on see, millise toote saad. Munakarbi hind Kuubal tõusis 33 sendilt 2 peesoni. Mul on tunne, et olen seda varem unes näinud. See, mida tahtsin öelda, võib maksta 2-3 tuhat peesot, kuigi valitsuselt ostes on see tasuta. Aga kõik võetakse ära ja müüakse edasi. Täna rääkisin ühe politseinikuga muide, sisuliselt Kuuba rahandusvalvega, kes ütles mulle, et nad ei tea enam, mida kuradit teha. Just noored, sageli samad, kes on seotud kuritegevusega, alustavad 3-kordset edasimüüki. Kui ema tahab osta tasuta subsideeritud piima, revolutsiooni hea külg, siis ta seda ei leia. Teised, kes tahavad samal ajal olukorda parandada, müüvad selle edasi, tekitades mõistetava nõiaringi. Teisel pool on meeleheide. Noored noodavad itaallastele sarnasele elule ja kõrgetele saavutustele. Sest nad ei saa aru, et nende majandus, ja ma ei räägi ainult praegusest, vaid tegelikust majandusest ühel Kariibi mere saarel ei ole võrreldav militariseeritud majanduslikult rikka riigiga nagu mõni Euroopa riik, millel olid kolooniad. Kuuba oli koloonia. Kuuba ühiskond on antirassistlik, mitte sellepärast, et see iseenesest oleks nii, vaid sellepärast, et see on tegelikult mustanahaline. Kreool, hispaanlane, it. Oluline on seda mõista. Noored kuubalased arvavad, et võivad siit homme lahkuda. Üks küsimus Diegole. Kui palju sellest, mida kuubalased tunnevad Fideli vastu, on aus ja kui palju sellest on tingitud sellest, et neid on 50 aastat indoktrineeritud? Juhti armastada, kui juba räägiti haridusest, siis kui palju sellest haridusest oli lihtsalt kangelase lugu ja nii edasi, nii et inimesel jääbki selline mälestus? Kui 1950-ndatel venelaselt küsida, kas Stalin oli suur juht, vastanuks ta jaatavalt. Hiljem algas destaliniseerimine. Oleks huvitav näha, milline oleks Kuuba 20 aasta pärast, kui seda poleks. Mina siin annan. Arvamus. Mis on selline, see tähendab tajumine ja see on arutus. See ei ole fakt, sest selle kohta ei ole, ütleme, statistikat. Olles ausad, ei saa ma alati andmete või sündmuste põhjal arutleda, vaid mõnikord arutleme hoopis tajumiste üle.
See küsimus kuulub pigem psühholoogi pädevusse. Ei, sest siin sekkume tajusfääridesse, mis loomulikult puudutavad liidri romantiseerimist. Stockholmi sündroomini välja ei. Ja selleni, et hakkad end tundma lähemal oma röövijale kui neile, kes peaksid sind vabastama. Ja tervele. Soovile järgida väga tugev liidriroll, mis muutis ühe kontinendi ajalugu minu arvates. Kui palju on näiteks koolihariduses, kui palju sellele pühendati? Loomulikult, kui sa räägid inimestega, kes on üles kasvanud ja hariduse saanud Kuubal pärast revolutsiooni, nagu juhtus Chavez'i Venezuelas, lapsed olid kooliraamatud ja sa leidsid sealt pildi lapsest, keda kallistasid Bolivar, Jeesus ja Chavez. Loomulikult tagasihoidlik. Ütleme, natuke ideologiseeritud kooliprogramm, eks. Siis need asjad, vabandust, on väga paeluvad, sest ma leian alati nii fašismides kui ka ütleme äärmusvasakpoolses kommunistlikus ideoloogias ja nii edasi, et lõpuks jõutakse täpselt samade asjadeni tagasi. Ei, loomulikult on vaja luua väga tugevat sümboolikat. Mina näiteks mäletan, ma ütlen teile seda, ma ei tea, võib-olla Claudio, annan sulle kodutöö, ei, teen nalja. Aga mine ja kuula, kas keegi seda mäletab. Neil öeldi, et nad peavad selle koolis laulma või vähemalt hääldama. Bolivia. Põhimõtteliselt oli see Bolivias oli Che Guevara, Merel Camilo, ilma tuledega, mis oli merel suri Camilo, Bolivias, Tanja. Merel Camilo, Tanja Bolivias, see ja meie järgime nende 3 eeskuju. Ütle seda hispaania keeles, ma tahaksin seda asja hispaania keeles kuulda ja vaadata, kas ta tunneb selle ära. See poiss on Madridist, kas saad seda hispaania keeles öelda? Meri suri Camilo, Bolivias, Tanja, Che, meie järgime nende eeskuju. Kas sa kuulasid seda? Seda, ma pole seda kunagi varem kuulnud. Kas sina oled seda kunagi kuulnud? See on tänu kõigile. Camilo suri merel, Bolivias, Tanja, Che, meie järgime nende eeskuju. Juttu on 1970-ndate revolutsiooni järgsetest koolidest. Kas ta on õpetaja? Ja, ta õpetab põhikoolis ja tehnikumis. Ta on siin Havannas, sest mõnustasime öelda, et väljaspool Havannat küpsetavad inimesed söega. Nüüdseks on machete, puude lõikamine ja puiduga küpsetamine tavapärased. Nii et, nagu me enne ütlesime, on olemas terve rida sümboleid, mis muidugi kipuvad juhi kuju ülistama. Aga see on nagu siis, kui räägime Chavezist, sa võid olla nõus ja mitte nõus sellega, kes Chavez oli tema stiiliga. Tema liidrirolli või karisma eitamine on selge ajaloo eiramine. Sama asi on Castroga, seega Fidel Castroga, sest Raul, nagu Claudio ütles, soosis näiteks väga palju erastamist. See tähendab, et Castro presidendi ajal aastatel 2008-2018 Raul Kuuba tegi rea majandusreforme, võitleksin väga olulisi, tuntud kui aktualiseerimine, uuendus, sotsialistlik mudel, mis Rauli sõnul hakkas juba üsna vananenud olema, mis andsid ruumi eraalgatusele, iseseisvale tööle ja ettevõtlikkusele, suurendades projektide arvu. Raga, mul on veel 5 minutit. Lõpetame kiiresti. Ütle see lause, mis ütlesid. Meres suri Camilo, Bolivias, Tanja ja Che, meie järgime nende eeskuju. Oled seda kuulnud? Tunned seda? Jah, sa juba tead seda, jah? Ja see on populaarne, see on ikka veel populaarne, väga populaarne. Ütleb, et see on ikka veel väga populaarne, ka noorte seas. Ja Tamara Bunchi. Tamara Bunchi muidugi, Tanja ja Tamara Bunchi. Aga miks just nii oli? Ta rääkis sellest, kui ma töötasin Ecuadoris Kolumbia piiril, kus tegutses Kolumbia revolutsioonilised relvajõud I-48 rindeüksus.
kui ma töötasin selles piirkonnas. Kuuba arstid, kes olid nendelt missioonidelt põgenenud, ütlesid mulle, meile koolis pandi see laulma, kui me kooli läksime. Pandi meid lipu juurde ja pandi laulma. See oli selleks, et meenutada meile kõige nähtavamaid inimesi, kes olid andnud oma elu Kuuba eest. Nii et meil pidi olema selline vaim. Nii et, kordan, loomulikult on erinevaid tegureid, kuid Castro juhtkond minu arvates müüs end osaliselt ise. Üks asi siiski, mida ma tahan öelda, sest see on oluline. Kui meie tuntud Kuuba peaks langema ja mitte ajaloolisel loomulikul viisil nagu riikides, kus toimuvad sisemised muutused, mis võivad näiteks Raúl Castro juhtimisel viia reformideni. Olgu see, mis on vaba. Kui Kuubal puudub sisemine protsess ja ta jõuab sinnani, et teda tahetakse kukutada, sest räägitakse ju Kuuba süsteemi kukutamise soovist. Praegu, nagu Trump tahab teha, kustub tõenäoliselt viimane liik Ladina-Ameerikas, mis annab võimaluse millekski teistsuguseks. Sest Sao Paulo Foorum keegi mainis seda kommentaarides 90-ndatel, sealt nad tõusid esile. Lula, Chavez ja teised presidendid, kes hiljem esile kerkisid, me oleme sellest rääkinud. Mirko, kas sa mäletad roosat lainet nende 2 tsipli jooksul? Nad on alati ühele põhimõttele toetunud. Kuuba oli lähtepunkt, tagasipöördumise punkt, suur ideoloogiline suund. See, kes suutis vastu pidada Ameerika Ühendriikide survele. Kui Kuuba peaks langema, siis täna ei ole Ladina-Ameerikas kedagi, kes suudaks seda pärandit üle võtta, mis on väga suur. Aga kui see kord juba langenud on, Venezuela kõigi nende vigadega, mida Venezuela on teinud või mida mina arvan, et on teinud, me teame, praegu ei ole kedagi. Sheinbaum ei ole suuteline. Praegu ei ole Claudia Sheinbaum suuteline, ütleme nii, tasakaalustama võimalikku Kuuba langemist või võimalikku Kuuba kukutamist praegu. Ka sellepärast, et pärast Tšiili, pärast Mehhikot praegu ei ole mingit probleemi võrreldes sellega, mida Trumpi administratsioon tahab. Ja küsi Claudia, räägi. Lihtsalt seda, mida mulle on öelnud kuubalased, keda ma neil päevil kohtan ja kellelt infot koguni neesi. Me peame kaitsma oma sotsialismi, kuid tegelikult peame seda ajakohastama ja muutma. Paljud, eriti need, kes rohkem mõtlevad, soovivad, et see, mis on õige, toimiv, ilus ja tähendusrikas jätkuks. Kõik muu tuleks ajakohastada ja muuta 2026 aastale vastavaks. Olen seda kuulnud ikka ja jälle, eriti natuke vanematelt inimestelt, 35, 45, 50 aastastelt. Nad kordavad seda pidevalt. Oleme teinud õigeid asju, paljusid neist mainisime otseülekandes Diegova. Aga seda tuleb ajakohastada. See ei tohi olla killustatud ega muutuda kellegi teise aiaks. Sest siin on oht, et asi läheb hullemaks kui lihtsalt Nuga tänavale. On oht, et mõned piirkonnad muutuvad Lõuna-Ameerika või Kesk-Ameerika sarnaseks. Täpselt, on oht, et sellest saab Haiti. Kuuba on aga olnud aastakümneid turvaline ja paljude ligipääsetav. Nagu Diego ütles, on see olnud kindlusraskuste ja vastuoludega, kuid ka mõnede sotsiaalsete näitajate nagu eluiga osas. Teised näitajad on samad, aga neil on vaid 500 osa meie rahast. Paljud ütlevadki seda just selle pärast. Me peame suutma seda säilitada, kuid nii edasi minna ei saa. Me peame kõik 2026 aastaks ajakohastama ja leidma midagi uut. Seda kiheldatakse vana väljendiga püsiv revolutsioon. Nad kordavad seda sageli. Nii, ma ütlen lõpetuseks seda. Ma ei talu üldse nende süsteemi seal, nagu mulle ei meeldi ka kõik, mis on seotud nõukogude süsteemiga iseenesest. Ma usun, et igaüks võib end ise valitseda ja rahvad peaksid ise otsustama, kas nad soovivad seda süsteemi kasutada, mitte teised riigid. Seega tehku nad nii, nagu ise paremaks peavad ja ma loodan, et väliseid sekkumisi ei tule. Viimane asi, kuna Claudio on seal ka selleks, et toetust pakkuda, siis ta tegi selle solidaarsusmissiooni. Ma panen teile lingi, sest ta tõi päikesepaneelid laadimiseks. Loomulikult seda, mida vaja on, kuna neil endal pole võimalust seda teha.
Minu arvates, kui on olemas solidaarsus, oleme seda teinud Maroko maavärina puhul, oleme seda teinud, mina olen seda teinud ka eraviisiliselt. Mis puudutab neid, kes osutavad Ukrainas arstiabi, siis see on alati õige tegu. Kas mulle see süsteem meeldib või mitte, olen kas Ameerika-meelne, Kuuba-meelne, trotskisti, mis iganes sobib. Inimeste kannatused, kui keegi saab aidata, siis mina aitaksin. Isegi kui keegi peab end fašistiks või kommunistiks, kui ma näen teda mudas ja kannatamas. Inimlikkus on tähtsam kui ideoloogia või see, mis meile meeldib või mitte. See on mulle meelde jäänud. Jääme inimesteks ja ütlen vaid seda, sest sellel pole, jäi punk puudu. Olen siin ikkagi kontrolli ja teavitamise missioonil ning lisaks, nagu ma tihti teen, igaüks saab toetada minu panust koha peal ja aidata muuta missiooni ning solidaarsusaktsiooni reaalsuseks. Selguse huvides, Mirko mainis teda, need on kaadaskantavad avatavad paneelid, mis on mõeldud laadimiseks. Kasutasime ühte neist äsja, et laadida telefone ja taskulampe. Need kaks on praegu kõige olulisemad asjad. Olen siin iseseisvalt ajal, mil toimub rahvusvaheline solidaarsuskonvoi, mille suhtes on kriitikat, kuid mis on osa sündmustest. Seega jälgin kogu Kuubat, sealhulgas ka seda, kuid ma ei ole selle konvoi ega teiste asjade osa. See on missioon, nagu paljud teisedki. Mirko, ma käin tihti, sest sa annab mulle võimaluse ja ruumi, kuid olen siin alati iseseisvalt. Teie, kes seda või Diegot jälgite, saate jätkuvalt toetada kohapealset tööd. Lennukid, toit, kõik need asjad maksavad, seda on vaja toetada missiooni ja antud juhul ka seda solidaarsusaktsiooni. Need on 20 kokkupandavat päikesepaneeli mobiiltelefonide ja taskulampide jaoks. Tähtsustuseks, aitäh, meil on oluline seda mainida, kuna Muide, see on ette öeldud. Ei, ütle miks. kas pead ka sinna minema? Ei, ma ütlen, paneelide hind. Mida Claudio õigesti juba mainis, ta mainis seda ette nagu paat, tema oli kõige sees, nii et see ongi see lugu. Ma tänan südamest Diego Batistessat ja Claudio Locatellit. Viitan teid teisipäevale, kus tegeleme taas Iraaniga, sest seal toimub palju ja me peame sellega kursis olema. Minuga on Daniele Moro, Fontana ja Lanzara. Oleme natuke poliitilised, natuke tehnilised, et kummutada mõningaid müüte, sest sõprade mahalaskmiste seas, mis on juhtunud, on võib-olla palju segadust. Siis keskendutakse detailidele, näiteks 2 välja lastud raketile Diego Garcial. Ja siis ei vaadata, mis suures plaanis toimub. Seega, aitäh kõigile ja head ööd, näeme teisipäevale.